KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi Ülar ja minuga siin täna Kallaste. Jau. Õues päike paistab, Ülaril pole riidest enam seljas, kevad hakkas eelmine nädal. There we go. Me lõpuks ometi me oleme siin ajastus ja Kallaste, mis juhtub kevadeti tavaliselt NFL-is maastikus ka? Draft raisk. Jah, eks me oleme vähem kui 6 aja kaugusel, ehk siis 4 nädala kaugusel ju tegelikult ongi täpselt 4 nädalat ju. Ja me just enne arutasime siin järgmiste nädalate plaani, siis kuidagi, et aja, et nagu draft varsti. See tuleb kiiresti, on. Ja noh, mis me siis ikka teeme? 4 nädalat enne päris drafti. Teeme mock drafti, kui geeniused me oleme. Nagu teeme selle ära vähemalt, on. Ühe me saame pihta. Ühe piki me saame juba täna pihta, on. Aga mõtle, kui panem mööda. Mõtle, kui tuleb mingi... Mõtle, kui võtavad Laavi seal number 1 pikina, no. Ja, oi, see oleks ideaalne. Ei, no viimased paar päeva siin on räägitud ühest teisest vennast ka selle ees. Päriselt quarterbackid on, ju. Mitu tükki, järgmine aasta on paremad, ärge muretsege. Nagu täpselt nagu eelmine aasta ütlesime sama asja ja vaata, kus me oleme see aasta nagu. Et see on, alati käib see niimoodi, et järgmine aasta on alati parem. Muru on alati rohelisem nagu teisel pool tulevikus, vaata, nagu me teame. Ja siis jõuad sinna, see on ikka sama kännu otsas olema ikka, on ju. Aga täna siis teemegi mock drafti, enda mõlemad, mina ja Kallas tegime enda isiklikud mock draftid eile. Päris keeruline oli, nagu ma tegelikult, ma alustasin see nädal alles sellist nagu natuke ikka nagu deep dive imat rohkem drafti poole ja mingi peale Ravensi pikki, peale 14 pikki oli nõnda, et nagu fuck me. Kusjuures ma just täna mõtlesin ka, et ma tahtsin nagu enne disclaimer juba öelda, et ma vabandan, et ma nagu see pärast Ravensi pikki ma ei ole nagu väga palju tööd teinud, aga sealt läheb jumala lahtiseks terve asi minu arust. Ja kõik räägivad seda, nagu see on ainult meie asi, nagu kõik teised, ma kuulasin ka teisi mokke lihtsalt, kus teised inimesed, mis nad arvavad, inimesed, kes vaatavad tegelikult game tape'i ja kes tegelikult väga ei vaata, aga nad ikka hoiavad silma peal, on ju. Et see on kindlasti asi, mis saab huvitav olema, aga see on episoodi lõpus, enne meil on vaja teha mõned uudised läbi käia, siis meil on paar sellist uudist, mis meil on päris suur efekt võib-olla ja noh, rule change'id potentsiaalsed, et siuksed asjad on ka siin, refereed, ja kohtulikudest rääkides on ju, et need kõik käime täna läbi on ju, ja aga nagu ikka, meie podcasti staffi saab KVR3.ee kodulehelt on ju, leiate, seal on kõik merch olemas, seal on kõik info olemas, jah, ma olen hiljaks jäänud, ma teen sinna nüüd, ma peaks update ima ka neid viimaseid ennustusmängu tulemused peaks sinna ära panema ja siis peaks panema Fantasy liiga tulemused ja värgid-särgid, et ja muidu Fantasy koha pealt ka, et kunagi pole liiga vara, et kui sul on huvi, siis andke teada, et me hakkame vaikselt koguma siis järgmise või noh, siis selle hooaja Fantasy mängeid ka ja eelmine aasta tegelikult juba, meil on 2 liigat täis on ja eelmine aasta oli vist mingi, kui ma eksi, oli 4 venda veel, teoreetiliselt me saaks 3. liiga ka teha on. Ja seal on veel see ka, et tegelikult meil selles Dynasty liigas oli ka üks vestlus, et tahetakse vist Superflex liiga peale ka mõelda, et kui keegi on huvitatud Dynastyst, siis võib ka märku anda, et saame teid viia õigete inimesteni. Jah, täpselt, et Fantasy teeb alati, küsi kõigite vendade käest, kes küsi Paavli käest näiteks, kes alustas Fantasy vist 2 aastat tagasi või, et nagu kõik ütlevad, et see sunnib sind rohkem jälgima, vaata. Mängu, et nagu see on huvitavam ja noh, väiksed lahe on ka ju võite Kallastet ka vahete vahele võtta treidi pikk ära ja värk käib. ma olin nii paha, ma olin eelmine aasta KVR 3 liigas nii pahane, ma olen üldse KVR 3 liigas, mul nii palju on lucky olnud, nagu, et ma 1 aasta võidan. Ma olen mõlemad liigad ära võitnud, nüüd on süda rahul, nüüd on pressure, aga ma ei ole kunagi Kingsi liigat võitnud, ma olen selle aastas olnud 2017 äkki või? Ma olen 10 aastat, ma olen teine olnud mingi 2-3 korda või? Kas ma olin eelmine aasta teine vist seal, aga finaal oli mingi ülikuiv, ma sain mingi 9 punkti finaalis või midagi sellest. Et Fantasy on fun. See ei ole üldse ei tekita extra pressure'id pühapäeviti just see on kõige hullem nagu, et sa oled mängidki mingi Kaarli vastu või mingi Paaveli vastu, vaata, sa näed, et tal on mingi mängija ja siis pühapäeva see early window, sa tead, et sa loodad niikuinii Monday Nighti peale, eks ju, sul on Lamar ja Mark Andrews on Monday Nightis ja siis mingi pagana Drake May ja Keishan Pooley toovad 2 peale mingi 75 punkti, sa istud seal terve pühapäeva, oled seal kurat. Jop, ja siis lisa sinna juurde veel spordi panustamine ka. See on kõige parem, kui sa tahad harjutada südame tugevust, vaata, treenida su südad, siis see on ju kõige lihtsam viis, kus juures nagu paganama diivani peal istudes, et kuskil on need stadidega tegelikult väljas, et see sportsbedi kõik on päris halb sulle lihtsalt.
ka . mitte ainult rahakotile , vaid ka vaimselt on ju . ja vist pigem isegi vist sellele , aga noh , see on pull on ka samas . ja samas ongi , mis see adrenaliin on parem ja noh , NFL on ainult suurem osa , noh , kord nädalas , et see kannatab ära , et nagu pühapäevad nii igavad , niikuinii , mis sa teed siin Eestis kuradi ma pimedal ajal on ju . aga noh , praegu hakkab valgeks minema , et siin on juba täna see nädalavahetus keerame kell ka on ju . et siis on see nädalavahetus , siis on magada ja rõve . aga mis Eestis veel teha saab ? Eestis saab ka Ameerika footi mängida , et siis Tartu Titans alustab siis teise Balti liiga hooajaga siin maikuus , et esimene suur kämp oli ära üle-eelmine nädal nüüd juba on ja esimesed trennid juba käivad , et kui on veel huvi , kui tahad ühineda , proovida ka kontaktiga Ameerika jalgpalli siis Tartus seda teha ja Tallinna poisid käivad samamoodi Tartus mängimas , see ei ole ideaalne , aga noh , praegu tehakse näiteks trenni Paides , mis on täpselt kahe linna vahel , mis ei ole kõige hullem , et ma olen ise laupäeval ka üritan jõuda sinna ka siis coach ima neid natukene ja siis Kallastes teil on Flagiga ka palju asju tulemas jah ? ja Flag Footballiga siis järgmise 2 kuu jooksul on 3 sellist nagu eventi , et 4. aprillil Poom siis, noh kõik vast teavad juba Martti Poomi, et 4. aprill on siis Rakveres näidistrenn, Poom paneb Rakvere satsi püsti, et noh, lähme sinna tutvustame siis Rakvere rahvale seda, et noh, saame ise ka nagu targemaks, et noh, idee poolest siis tuleb üks tiim veel Eestisse juurde, mis aina nagu kasvatab seda mängu. Jah, sisuliselt 4 jah, põhimõtteliselt, et ja siis mai alguses, see on 2. mai, 100% confirmed ei ole, aga me ilmselt mängime Helsingis mingil miniturniiril, et Soome alaliit siis võttis ühendust meiega ja noh, sest ma ei tea, võib-olla ma eelmine aasta rääkisin ka, et meie plaan oli nagu Soome meistrivõistlusi mängida sisuliselt, aga noh, siis järsku saime teada, et see cancelled. Et ma sain aru, et nüüd see aasta nagu uuesti hakkab pihta. Soome meistrivõistlused päris kallis, et vaatame, kas me see aasta mängime, aga kui mitte see aasta, siis järgmine aasta kindlasti. Kas nad ametlikult hakkavad siis jah? Ja noh, praegu paistab jah, et see tuli lihtsalt muu seas nagu, et ma tean, et eelmine aasta seda ei toimunud ja äkki ülemine, vist eelmine aasta kindlasti ei toimunud, äkki ülemine ka. Nüüd nad lihtsalt kirjutasid mulle, et kuule ja, et huvi on või, tahate mängida? Ma mõtlesin, nagu huvi on, aga noh, tahaks küll, aga anna nagu lisainfot veidi. Seal on litsentsid ja kõik asjad, vaata. Litsentsid nagu, mis see on see sama sott-tükk jälle ja kõik need? Vist küll, ja ta kirjutas mingi, et äkki seal on isegi tiimiga, aga ta kirjutas mingi 5 sotti või midagi sellist ja noh, ja ma ei tea, mul ei ole nagu mitte mingit lisainfot, et mitu etappi või mitu turniiri, aga idee poolest oleks lahe. Kingsiga läks vaata, ma võin lihtsalt rääkida, see oli naljakas 21 aasta või 22 või kui nad tahtsid Soome mängima. Jah, siis kõik oli paigas, nad soomlased olid jumala vastu, et nagu jah, tulge, me teeme teile odavamaks kõik asjad on. Aga siis kuskil info oleks kaduma, et litsents, eestlased said aru, et litsentsi ei ole vaja, et see ongi meie soodustus. Soomlased, ei litsentsi sul on vaja, sa saad need teised soodustused, mis sa ei pea meeskonnaga maksma. Jah, kui sa pead igaüks peab soti maksma enne hooaega, siis see ei ole nagu, eriti kui sa ei ole arvestanud sellega, et see läks ikka väga-väga keeruliseks. Aga see on Soome liigas, mina ei ole teoreetiliselt sa saaksid ju, vaata ILF-is on see reegel, et sa oled homegrown, vaata, kus sa esimest korda Ameerika jalgpalli hakkasid mängima. Teoreetiliselt ma ei mänginud Eestis esimest korda, sest see on minu litsents, ma mängisin kellegi teise litsentsi all, nagu ma mäletan, nagu Toomas tuli ma juurde esimesel mängul Helsingil, vaata 2011 aasta, kui ma esimene kontaktiga mäng, tuli ma juurde, Ülar, su nimi on täna see, kui keegi küsib. Okei, nice to know, et niimoodi see käib, vaata sellel tasemel, et see on vinge. Aga Flagi koha pealt väga hea, et siis saab ju samamoodi Tallinnas, Haapsalus, Rakveres saab ka mängida, on ju, et see täna räägime natuke Flagist ka natuke aja pärast, on ju, et seal on päris palju huvitavaid ja naised siis muidugi Tallinn Diamonds seal saavad ka veel mängida, on ju, et see on ka vinge, mis nad teevad, et Nastja käis ju meie kämbis ka ja värki, et nagu, et see on lahe. Siis eestlastelt siis Oti Eeriku ja Petersoniga nüüd meil ideaalne paus on siin 2 nädala pärast, et me üritame sinna vahele saada need sisse, et järgmine nädal teeme siis, vaatame drafti poole, vaatame rünnet üle siis 2 nädalat peale seda vaatame kaitse poole pealt prospektid läbi on ja siis seal vahepeal oleks siuke ilus aeg, kus me saaksime, kui me saame Petersoni ja Oti Eerikuga veits rääkida, et me üritame sellega ära teha enne drafti, et see on siuke lahe asi ja siis muidugi minu ja Oti Eeriku episoodid tulevad ka siin mai alguses, äkki peaks peale drafti esimene ongi idekas, sest et siis on see mul hakkab hooaeg 6. mail ju. Ma just hakkasin küsima, et sul, jah, teil ju hakkavadki mais. Ei 8. või 9. mail juba hakkab tegelikult hooaeg, mis on nagu söge. Ja siis Otil hakkab 2 nädalat hiljem. Okei. Mul kestab kuradi kauem ka, nagu fuck. Aga ikkagi Saksamaal on, see aasta on 2 nädalat lühem hooaeg tegelikult.
No. et nagu nad tõmbasid ikka kokku tegelikult jah. Nagu mitte mängude arvult või? Ei, mitte mängudega, lihtsalt bye-week'e vähem, mul ei ole 6 bye-week'i aasta, vaata. No aus jah, tegelikult see oli küll eelmine aasta jah. Ma ei mäleta, meil oli mingi periood, kas teil oli mitu tükki järjest oli vahepeal või? Või sul oli vahepeal? 3 järjest, just, ma mõtlesin mingi periood oli, kus ma mõtlesin nagu, et mängite ka üldse või? Esimene aasta, kui me mängisime 7 tükki järjest ja siis oli 6 aega pausi. See tegelikult ei olnud ka nagu halb, aga samas nagu rütm kadus ära, vaata. Et see on siuke. Aga siis alustamegi, rääkisime flagist, läheme flagi juurde. Kallaste kirjutas meile ilusa artikliga, ERR-i koduleht leiad selle üles on ja meil oli siis Fanatics flag footballi turnament, kus olid koos siis 2 NFL-i meeskonda, kus natukene streameritega, Logan Paul ja Ice Show Speed on ja üks Terence Crawford oli see 3. Pat Crawford jah, Terence Crawford on ju. Ja siis Tom Brady, Joe Burrow, Jalen Hurtsid, Jaden Danielsid olid seal nende 2 meeskonna vahel ära jaotatud ja siis nad mängisid USA Nash, põhimõtteliselt rahvusmeeskonnaga praegu on ju, esindusmeeskonnaga on ju. Sellega, kes siis ma oletan, et 2 aastat või tegelikult seal vist mingid muudatused, aga 2 aastat tagasi need, kes Soomes maailmameistriks tulid siis jah? Jah, ehk siis maailma tipuga on ju. NFL vennad mängisid maailma tippudega on ju. Et mis seal suuremad asjad sulle silma jäid? Jah, see ongi nagu nii naljaks turna, et see flagi ja footballi nagu arutelu ilmselgelt siin aastatega aina kasvab, sest 2028 on olümpiaala, aga lihtsalt ma arvan, see USA koondis võitis kõik mängud, nad kõigepealt mängisid mõlema selle NFL-i tiimiga nii-öelda ja streameritega ja retired nad ka, mingid Luke Kuechly'd ja siuksed mängisid seal. Aga et ütleme, ja siis finaalis tegelikult finaal oli juba tasavägisem, et nägid, et need NFL-i mängijad ja coach'id, Sean Payton ja Kyle Shanahan olid teinud mingid adjustment'id, et see üldine takeaway vist ongi see, et flag footballi rahvas saab praegu nagu sükse võiduringi teha, et need on erinevad alad, et NFL-i tüübid lihtsalt ei tule ja jookse üle, aga on ka üsna selge, et kui NFL-i tüübid nagu keskenduksid sellele, neil on 2 täis suve tegelikult enne olümpiat, et kui nad nagu keskenduksid flagi spetsiifikale, mis tegelikult ei ole nagu nii erinev, aga see lihtsalt see, kuidas see mäng käib on, siis tegelikult NFL-i vendadel on selgelt seal tiimides kohta ka, et ma arvan, et loogiline lahendus on see, et olümpial lihtsalt mängivad nii flag footballi koondislased, kes väärivad seda võimalust ja siis tuuakse sisse mingid NFL-i vennad, kes tooksid seda star power'it. Mina näiteks arvan, et Tom Brady on selles koondises. Aga Brady ise ütles, et ta ei taha mängida. Jah, aga kurat, olümpia. Aga täpselt, Brady nägi hea välja ka by the way nagu. Brady liigub hästi, nagu flagi jaoks eriti vaata, sest ta ei pea muretsema, et mingid kuradi ülari suurused või suuremad tüübid tulevad pead maha võtma kogu aeg. Ja ma ei ole nüüd nii suur ka, ma olen Brady's mingi päris korra väiksem ikka, ma olen sama kaalaga nagu my pinch is shorter, aga kujuta ette seda, kui sa tuled mingi edge'i pealt ja siis Tom Brady on seal. Jah, sa üritad mitte maha pöörga, ma olen mänginud selliste kuradi 6-5 2 meetri pikkust quarterback'id vastu, kui neid annab maha saada, nagu see on ikka nagu jah, aga samas kui sa saad sinna puusa vihta või sinna natuke allapoole puusa, kukuvad nagu kuradi ma puud ümber, aga muidu flagis, võib-olla siuke takeaway, vaata Brady ütles ka peale mängu, et nagu tegelikult seda võiks olla rohkem footiga sarnane. Eks, aga muidugi tema on footi vend, on eluaeg mängida, tahab seda pushida, et see võiks rohkem näha välja nagu 7-7 vaata, mis on siis ilma ründe ja kaitseliinita põhimõtteliselt mäng, mida me teeme trennides kogu aeg, et me tahame lihtsalt keskenduda söödu play'de peale, siis teeme seda on ju. Aga ma saan aru, mis ta tahab, mis on tegelikult ka huvitav point sellega, et nagu NFL vaata promob täiega flagi, aga see flag vaata, kui sa müüd nagu eurooplasele maha, samas ta on sarnane, aga ta ei ole võib-olla nii sarnane või? Jah, et see võrdlus nagu vaata, ma alati nagu ütlen, et see on nagu 3x3 versus koss, aga tegelikult nagu ei ole tegelikult nii lähedal. See on umbes nagu, et kui kossus ma ei oska nagu mingit selgitust isegi tuua, kui kossus peaks 3 sammu tagant põrgatama või vaata mingi nagu, et et see on siuke nagu üsna. Kui käsipallis oleks ka rõngad või? Käsipalli põrgatus. Umbes hea, et kui käsipallis oleks korvid, vaata, või mingi nagu selline, et ta on nagu sama ala küll, aga põhimõtteliselt nagu siuksed taktikalised erinevused, aga jah, et tegelikult selles mõttes ma olen Brady'ga nõus selle 7-7 osas, sest me ju alustasime ka 7-7 tiimina nii-öelda. Aga see olümpiaformaat on meile hea, sest 10 venda on kergem kokku ajada kui 14 vaata, eks. Aga selles mõttes küll, et ma selles osas olen nõus, et seda vaadates ka ta sobib muidugi olümpialaks, vaata, et ta ongi siuke kiire, põmm, teeme ära. Aga kui sellel mängul oleks nagu staying power'it ja sellist nagu arengu või seda nagu hüppelauda päris jalgpalli, siis tegelikult oleks siuke kas või 6-6 või 7-7 formaat ilmselt nagu lahedam.
no vaata, Kossuga on hea näide tuua ka, vaata see 3-3-ga, vaata Ice Cube tegi selle 3-on-3 liiga, mis see nimi on, ongi Big 3 või? Big 3 jah, et nagu see nagu no mängivad suvel, vaata kui NBA-d pole ja noh, see natukene on, aga see ei ole kunagi nagu professionaalne, aga et flag läheks nagu ja noh, sa saaksid flagi liiga tegelikult kevadeti teha, vaata kui NFL-i pole on ja või midagi sellist, aga seal oleks NFL-i mängijaid nagu aktiivsed ja kindlasti ei ole seal vaata, et see oleks nagu natuke teistsugune, aga ma arvan ka, et sa peaksid nagu natuke lähemale tooma NFL-ile, et siis sa saad seda müüa paremini, sest et eriti Ameerikas vaata. Välismaa on natuke teine asi, aga nagu just USA-s. Jah, alust vaata nii palju ei ole, et see ongi nagu see, et noh, osad need reeglid lihtsalt või noh, kuidagi, noh okei, et väljak on nagu noh, ma ei tea, mul, okei, noh, see on piisavalt väike, aga nagu jah, et osad need asjad on nagu natukene jaburad. Et noh, need sobivad, selles mõttes, need ongi flagi reeglid, aga noh, et kui tulla nagu üle Ameerika pallist, siis tegelikult osad reeglid saaks kindlasti muuta seal. Ja noh, see, ja noh, sa mainisid veel selle ka, et nagu NFL-i vennad peavad harjutama rohkem, õppisid seda lipud ära võtmist mingi 2 päeva varem hakkasid harjutama, et see on tegelikult ometi skill, sa tead eriti hästi. Et see ei ole täkkimine. Ja noh, see on klassika on see ka, et noh, nüüd meie sats, nagu see põhisats, kes on nüüd nagu Tallinnas ka mänginud, aga vahel meil tulevad Tartu kutid või Jorgenid või keegi, kes nagu noh, pole nüüd ammu mänginud, Jorgen ju ka tegelikult alustas meiega. Ja see ongi see, et noh, sa ei tohi vaata või noh, et sa ei tohi neid lippe nii-öelda kaitsta, eks ju, et noh, tihtipeale joostakse pall nagu leivapäts, nagu Ed Reed jooksis, mis mulle väga meeldib. Aga noh, et noh, sa ei tohi seda lippu kaitsta, aga väga paljud uued ja üldse, kes nagu vanasti mängisid, noh, püüad palli kinni, paad selle siia rinda ja sa hakkad vasaku käega. Minu esimene reaktsioon, mul tihti peal siiamaani, kui püüad palli over the middle, siis tahad nagu stiffi visata, vaata kelle. Ja siis mingi Jan Joonas tuleb vastu, siis hakkad stiff-armi viskama talle, see on nagu, et oi, seda ei tohi teha. Ja et see on siuke, ja NFL-i poisid said päris palju flag'i ka selle eest, vaata, seal mängudes ka. Aga no see loogiline ka. Ma arvan, Seikuan oli nagu nii over, kui flag footballist jooksis, või noh, kogemata, ta pani sisse ja jooks otse, vaata, see ongi nagu see, et noh, juhtub, aga jah, see oli, ma arvan, ma ei imestaks, kui NFL mõtleb nagu, vaata nagu NBA All-Star on mingi 4 mängu või miniturniirid või siuksed asjad, et minu arust see flag football classic võiks Pro Bowl, tee see sama asi Pro Bowliks, jumal huvitav oli vaadata, nagu see kompetitiiv, too veteranid, pane üks meeskond retired kuttidest kokku, vaata, pane aktiivsetest kuttidest, pane mingi raha ülesse ja no ma ei tea, üks asi võib-olla, millest peamegi rääkima on see injury garantee, vaata, sest kui kes tahavad olümpiale minna, NFL peab mingisuguse kokkuleppe tegema, sest muidu ükski meeskond ei saada oma quarterbacki ära, ükskõik, Joe Burrow see paar hitti seal mängu. See Põrro pani hullu seal ka muidugi, see oli nagu, ma vaatasin ka neid, mõtlesin, Joe, rahu. Ja ongi nagu, see vend ei suuda, Joe Burrow on järgmine Andrew Luck, nagu see vend sõidab ennast NFL-id välja sukse poega. Aga nagu see ongi, NFL peab ka välja mõtlema mingisuguse nagu garantii, kas see, et kui sa lähed olümpiale, siis sa saad nagu injury garantii, kõik selle aasta kontrakt on garanteeritud ja NFL maksab selle vahe kinni on ja mis iganes. Kõik mängid tahaks teha, usu mind, nagu sa tahad viga saada seal, olge mausad. Ja täpselt, et saad hooaja puhkust, eks ju, suve LA olümpia, eks ju, et noh, kõik või noh kuidagi jah, et see nagu, et sest kui ma eksis, kas NFL vist tegelikult, ma ei mäleta, kas või äkki keegi NFL-i ametnik on ka seda, NFL vist ütles välja, et nad töötavad mängijate ühinguga, et nad ei taha mängijaid pidurdada, eks ju, noh, siuke nagu väga siuke, noh, see ei olnud otsene sõnum, et mängijad võivad minna, et vahet ei ole, eriti kui Kyler Murray tahab Koread esindada või mis iganes, et noh, seal on nagu sellised elemendid ka, et see on huvitav, lihtsalt ma arvan, et noh, see on lihtsalt naljaks nagu mõelda, et me oleme Ameerika jalgpallis sellises positsioonis, kus me räägime rahvuskoondistest nagu noh, kontakti ju ja noh, tegelikult Euroopa ja maailmameistrivõistluste flagis samamoodi ju tehakse, aga praegu on nagu actually see olukord, kus mingi nagu 88 või 92 oli NBA ja olümpiakoondisega vaata, kes nüüd tulevad, vaata, et davai, et noh, lahe, et lahe, et lihtsalt me saame ka nagu osa sellest. Kui nad tahavad teha bängi, siis Tom Brady peaks oma quarterback seal. Minu arust ka, see on kõige parem rahvusvaheline saadik. Pluss seal ei ole mitte mingit riski, ta on ju fucking retired, vaata. Et nagu see on, selleks sama hea, kui Michael Jordan läheks mängiks kossu, vaata, ütleme, oligi sama, 92, tegelikult Jordan käis enne ka, aga noh, siis kui profina, nii-öelda NBA kutina. Aga noh, see ongi, sa saad ju vaata, ja noh, flagis ongi see, et sa võid selle Dussetti jätta ja noh, need põhitüübid, aga sa saad Brady ja selle flagi QB koos. See peaks olema open competition ka vaata, tegelikult võiks olla. Jaa, absoluutselt, minu arust ka, et noh, need, kes tahavad ja ma arvan, et NFL-i mängida ikka nii mõnigi on, kuigi noh, ma arvan, et ka mõned noh, ei tahagi ja noh, sest see on selles mõttes töö sul, aga noh, lihtsalt vaatad ka seda mängu, see on nii jabur asi, mida öeldagi nagu Kadarius Toney oleks low-key nagu flag football ja mingi greatest of all time, kui ta nagu viitsis mängida seda. Jah, Brydosku veel õige. Sest ta tegelikult, tal tehti ju mingi trick playsid, kui ta viskas ja ta tegi, see on hästi jabur. Et noh, see on nagu, ja noh,
samamoodi mingi Zay Flowers või noh, Lamar oleks ideaalne muidugi flagi QB. Percy Harvin vanasti vaatas üks vennad. Davon Austin oleks Davon Austin. Davon on ju retired, just retire'is alles ju. Peaks minema ju. 2 aastat vormi ja üks asi, mis mul veel meeldis pärast seda flagi turniiri. Robert Griffin, meie lemmik inimene maailmas, lemmik eestlane, pani Twitterisse mingi pildi, et umbes mingi, et ühesõnaga ta oli seal pildil ja mingi Team USA, vaata. Siis ma nagu mõtlesin, et et hold up nagu, et et kas ta just announces, et ta on flag footballi koondise QB. Ja siis see tweet oli umbes mingi, et ma pühendan ennast järgmised 2 aastat, et flag footballi koondisse jõudma. Ma mõtlesin, okei. Et paremat mingit pilti või nagu, see on umbes sama, mis vaata mingi, et keegi kirjutab Schefter kirjutab mingi, et injury, mingi mingi mäng ja siis südame rabandus avad, et mis juhtus, siis on see, et tegelikult, et kõik on korras. See on nagu... Jah. Et see saab huvitav olema vaadata, kes sinna lähevad ja kes jäävad kõrvale ja kõik see, aga see on alles 2 aasta pärast, 28. Ja, 28, et see on, eks me üritame nii palju kajastada kui võimalik, et tahaks arvata, et see, või täitsa huvitav on näha, kuidas see olümpiaperiood nagu Ameerika jalgpalli jaoks välja näeb. Pluss Odell Beckham nägi hea välja, see on alt lahena. Jah, ja see Schultz vist reportis, et väga paljud meeskonnad on huvitatud tahast ja muidugi. Kes see ütles, see Christian Wilkinsi agent ütles ka ja 26 meeskonda. See on nii jah, 26 nagu, et siis üks oleks pidanud juba sainima ju. 26. Ja ma just mõtlen ka nagu, et kes need 6 siis on, või noh, Miami ja Raiders ilmselt ja mõni veel. Jaa, see on huvitav jah. Christian Wilkins väga huvitav case, aga ta veel. Ja lähme siis NFL juurde, räägime siis signingutest on ju. Et Christian Wilkins on siiamaani vabagendi turul, talenti tal on, aga see jalavigastus, mida ta ise tahab rehabida ilma opita on ja teine asi ka muidugi see, mis iganes seal locker room'is juhtis, mis iganes on musitavad seal, musita keda tahad, lihtsalt tehke mis tahate, I guess. Aga ma ei tea, alustame sellest kõige suuremast re-signingust siis ka, mis oli oodata ka, et siis eelmine aasta siis NFL-i Offensive Player of the Year, Jackson Smith-Njigba, Seahawksi receiver sai siis 4-aastase lepingu pikenduse, 168,6 milli on siis kokku summa ja millest on siis 120 miljonit garanteeritud, mis teeb siis temast kõige rikkama receiveri praegu NFL-is, ehk siis 42,15 milli on siis keskmine average on ja Chase'il on siis 40,25, ehk siis Chase'ist läks põhimõtteliselt 2 milliga ette, mis on ka loogiline, sest kui sa teed siukse hooaja ja oma positsioonil see peaks number 1 olema, minu meelest ka on ju, et aga Seahawksi poolt tark, sest et Puka on samas olukorras ja Pukal on ju nüüd õigus küsida veel rohkem sellest, vaata, kes enne jõuab teha, on ju. Kuigi tal on väga off the field. See Puka olukord on nagu eraldi diskussioon veel jah, et lihtsalt nagu JSN-i poolt nagu, et me näeme seda igal positsioonil, vaata, et QB, ma ei tea, Burrow saab makstud, Hurts saab makstud, Lamar saab makstud, see number lihtsalt kasvab, siis tuleb keegi teine, et sama receiveritega, nüüd ongi, et Puka jutt on muidugi huvitav, aga see iga järgmine receiver, kes on selle taseme vend, kes makstud saab selle raha ja siis sul on see Alec Pierce'i tier, kes on seal 30 miljoni ringis umbes, et ma arvan, et see umbes niimoodi nagu jagunebki. Ja et Jackson Smith-Njigba väärib seda ka ja tal on siis veel 1 aasta, ta oli esimese raundi pikk ju. Ta oli esimese raundi pikk, ta oli ju koos seal, 4 venda valiti koos. Jah, see rand oli, vaata, Zay Flowers ja nende kuttidega on jah. No Zay Flowersi pärast ma nüüd muretsen, kui 40 küsib, siis on natukene palju ja ta on siuke. Aga kas Jackson Smith-Njigba oli need 2 aastat on alles tegelikult veel ju siis jah? Või 50 optionit? See oli 22 vist või? Ei, oli 23 või? 23, ei 22 draft. Jah, ta läheb 4-ndasse või? Vaata üle igaks, kurat, aeg on paradoksaalne. Eriti kui me täna teeme neid draft'e ka, vaata, kõige naljakam on see, et nagu sul on vabagendi turul vennad, keda sa draft'ist rääkinud vaata. Ma puhtalt sellepärast, see pidi 2023, sest Zay mängis, 23 hooaeg, sest Zay mängis Chiefsi vastu AFC Championshipis, kui see fumble oli. Ja siis ta sai siis 27. On ja ikka selle rookie, jah, see aasta on meil base salary, see odav ja siis aga nad lükkasid Void aasta sinna otsaga, ta viimase 2 aastat on 50 milli cap hit. Nad muudavad seda. Aga Seattle'i poole pealt jah ongi, et Seattle peab nüüd maksma veel Devon Witherspoonile, aga neil seda raha on, pluss Darnold, ma ei tea, kas sa ilmselt pead Darnoldile mingi bambi andma, aga ma ei tea, kas sa pead või? Kui see aasta ei pea, ma ei annaks, sest nagu see on nii odav leping ja siis mõtleme sellest, kui ta teeb 2 aastat järjest, nagu sa maksab meeleldi, vaata, tegelikult. Et see on nagu okei. Aga siis, kui rääkis quarterbackidest, siis see ei ole kõige suurem uudis, aga Carson Wentz siis re-signis ennast Minnesotasse, kus ta siis eelmine
training camp'i ajal saini, siis mängis vaata, kuna JJ McCartney sai viga, Carson mängis päris okeilt, ta mängis nagu Carson Wentz, mida sa ootad sealt, on ju, viskab interceptioneid, aga samas ta suutis explosive play'si ka reitida, et nagu ta suutis võita selle meeskonnaga, seal ründas ka, on ju. Mängis katkiselt, lõhkus oma õla täiesti ära, on ju. Aga nüüd ta tuleb tagasi ja sul on 4 venda nüüd Minnesota locker room'is, on ju, quarterbacki positsioonil. Sul on Max Prosmer, see rookie, eelmine aasta, on ju. JJ McCartney, kelle nad draftisid 10. pikina vist, mis oli 10. 2 aastat tagasi. Kyler Murray, Carson Wentz. Ehk sul on 4 venda ja nagu mis sa nagu selles, kui sa esimese hooga sinna peale vaatasid, mis sa arvad, mis seal juhtuma hakkab seal quarterback ruumis? No Kyler on starter minu jaoks. Okei, aga Kyler on starter, mis teist saab? Ma arvan, McCarthy on läinud. Ma arvan küll, nagu, või noh, okei, sa saad alles jätta loomulikult, eks ju, et noh, selles mõttes, et nagu, aga noh, see on nagu, ma ei tea, see tundub nagu, nad panin nagu nii mööda, et mul on siuke tunne, et see on nagu siuke maine kahju umbes või niimoodi, et noh, et McCarthy, ja noh, nüüd kui sa see aasta, noh, või siis okei, sa tood, ma ei tea, äkki vaatad hooajas sees või midagi sellist, aga noh, see ongi nagu see, et sa pead McCarthy'le ilmselt nagu suve andma, et ta saaks nagu compete-ida, et see lihtsalt asi nagu õige oleks. Aga noh, ma ei kujuta ette, et sa JJ McCarthy praegu nagu väljakule saadad, kui ta ei ole just mingit jõhkrat arenguhüpet teinud. Kõik need vennad, veteranid on ju vigastus injury historiga, Kyler pole ka kõige terve olnud, Carson Wentz pole terve olnud, JJ McCarthy pole terve olnud, aga ma ei tea, ma näen ka seda varianti, et nagu see on ikkagi ametlikult open competition, kus Kyler on suure tõenäosusega favoriit niikuinii ja kui sa vaatad praegu betting nagu sportsbookis ka, siis Kyler on pika puuga see favoriit, kes alustab week 1 on ju, aga põhimõtteliselt on siis situatsioon, kui sa näed juba kevadel ära või siis juulis vaata campi alguses, et Kyler on number 1, JJ McCarthy mängib kõik preseason mängud ja sa üritakse see stock nii üles lükata kui võimalik, et äkki saame ära treidida vaata, sest nagu, vaata sul on 4 venda, ma arvan, Max Prosper on see odav 3. quarterback, keda sa tahad jätta. Temast pole mõtet lahti lasta, vaata, et ta on nagu, ta on odav ja potentsiaaliks. Ja, ta näitas midagi ja eelmine aasta esimene mäng läks ikka aia taha, aga pärast oli okei vaata, et nagu veits parem. Et ja Carson on solid ja mis raha Carson sai päris hea back-up quarterbacki raha seisad ka, et nagu, et seal ikka oli garanteeritud raha, tegelikult oli minu meelest oli garanteeritud raha ka seal sees veel, mis on nagu päris okei. 2,6 milkut garanteeritud 3-st, jah. Täpselt, see on back-up quarterbacki raha ju, nagu see on nagu solid back-up, et nagu kas Carson Wentz on top 40 quarterback NFL-is? Jaa, kuskil sinna kanti, aga olgem aastast 30-40 suhtes crap shoot. No ja see on juba, pärast 20 on juba, et meil on probleem. Aga noh, see ongi nagu, et O'Connell ju tegelikult selgelt tahab sellist nagu veterani, eks võib-olla talle siis Wentsiga nagu... Aga oota, O'Connelli koha pealt ka, kas siis kuna nüüd GM lasti lahti, kas nüüd on siis O'Connelli perse veits ohus või? Tegelikult või? No järjest ju, noh, me oleme näinud seda ju, et järjest tuuaks ohvreid NFL-is, eks ju, et noh, et see McCarthy otsus tundub, et pandi GM-i kaela, et noh, ma arvan, et see, et ta võttis lapse sünni puhul 2 nädalat puhkust, ma tahaks loota, et ei ole nagu nii suur asi off-seasonil, aga see, et nagu sa panid selle hiiglasliku QB otsusega mööda ja Justin Jefferson on pahane ja noh, sa raiskad seda Brian Flores'e kaitset, et ma arvan, et selle nad suutsid, noh, et O'Connell ei ole keegi, kelle kaela see pannaks, sest muidu ta oleks valandatud praegu. Jah, aga nüüd ongi see, et kui JJ ei toimi O'Connelliga ja teised kõik quarterbackid tunduvad, et toimivad, vähemalt mingi hetkeni, on ju. Siis nagu JJ poolt trade väärtus ka minu meelest, et nagu see on siuke. Nagu, noh, see ongi see küsimus, et noh, et sa ei saa, noh, et okei, sa paned ta training camp'is mängu ja ta, noh, ma ei tea, viskab paar touchdown'i mingil Jordan Addisonid või midagi sellist, aga keegi ei anna tema eest isegi mingit 4. raundi pikki, ma arvan. Ja ei, sa ei saa late round swap'i, kui sa tahad. Swap'i võib-olla saada Miami'sse compete ima. Ja, et see on jah siuke, aga jällegi ma arvan, et tal on mingi võimalus, ideaaliselt tahaks, et JJ McCarthy nüüd beat out'ib kõik ja sul on süda rahul, vaata, aga lihtsalt ta peab tundub, et nagu coach'idel ei ole ta nagu hästi läinud, kõik see tundub natuke immature olevat, aga ta oli 20, kui ta tuli või? Ei no ma just mõtlen ka, et nad nagu ju mingi ta oli 21 äkki. 21 oli ikkagi lõpuks, jah. Ta oli noor, jah, et aga nagu see ongi see, et noh, mingil põhjusel ta ju draftiti, vaata, et okei, noh, et võib-olla ta tõesti on siin nende hooaegade jooksul olnud nagu, noh, kehv, aga ta ju draftitigi selle pealt, et ta on Michigani mees ja intangibles ja kõik see asi, et noh, et ma noh, ei tea, et noh, kui ta nüüd tuleb välja ja hakkab kõmmutama ja noh, piidib Kyler Murray, kes noh, tegelikult Kyler on ju hea nagu just täpselt sellise olukorra jaoks ideaalne, et noh, ma ei ütle, et ta on nüüd mingi top quarterback, aga noh, Minnesotast võib soliidne olla, et noh, kui JJ suudab temast paremini mängida, huvitav. Jah, et see on üks kena open competition, mida me saame siis kevadel ja tegelikult ka juba siis suvel jälgida, on ju. Siis üks
resigning ka, mille me mainisime 2 nädalat tagasi ära tegelikult, aga nüüd tulid välja huvitavad numbrid, aga tundub, et see on bullshit, et see kuidas nad ikkagi announce ivad, me peame veits rääkima sellest. Et siis Travis Kelce on ju, me rääkisime 1 aasta 12 miljonilise extensioni sai, aga siis tuli välja üleeile või midagi, et tegelikult ta sainis 3 aastase 54 miljonilise lepingu. Okei, kes oli väga lähedane, et retarib see aasta sainis järsku 3 aastase leping on ju. Aga tuli välja, et seal on ikka väga jabur option bonus sees, et see on tegelikult põhimõtteliselt 1 aastane 12 milline leping, mille seal on 3 miljonit incentive, et seal on 40 milline team options on sees kuskil järgmine suvi vist või midagi sellist, mis lööb selle numbri üles. Ehk ärge uskuge kõiki neid numbreid, mida reporditakse, ütleme nii, et see tegelikkuses, kuna need reporterid, vaata, kes Twitterist, Schefterid ja Rappaportid tweetivad need välja, nad saavad ju see agentidelt. Agentid ütlevad alati suuremad numbrid, sest see on ju nendele hea vaata ja mängijatele. Et tegelikult me ootame spot-tracki need jõuavad. Ja kui numbrit ei tule, siis see on mängija jaoks halb leping selles mõttes, et kui sellest kuulutatakse välja, et et keegi läheb mingid uude tiimi, et uus algus ja et bla 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 bla, siis on nagu, et okei, ta sai vähe raha. Jah, et see on lihtsalt üks asi, mille hoidke alati silma peal, kui nad neid numbreid järgi viskavad, kuna NFL-is ei ole fully garanteeritud lepingud, vaata. Et seal on alati trikitamisviise ja seal on nagu väga-väga palju sellist unguaranteed money ka, vaata. Eriti Kelce'iga, aga jällegi, Kelce on nagu solid, ja see on hea Chiefsile, et ta tagasi tuleb. Nagu. Ei no see on kultuuri signing ka, et Travis Kelce on Travis Kelce, ta aitab Chiefsi brändi, kui mitte midagi muud, pluss ta on väljakul ikkagi Patrick Mahomesi nagu parim receiver olnud viimased 8 aastat või mis iganes ta seal on, et jah, selgelt Chiefs on sellises ülemineku perioodis praegu, kus et nad tahavad, selgelt see tiim läheb nooremaks, aga me just me lindistame seda nüüd, mis päev täna on, 4 päeva appi. Eile tuli just välja see video on Patrick Mahomesis, kes juba teeb mingit drop-backi asju, et värk, et tundub, et see ennustus, mis me oleme siin rääkinud, et week 1 ilmselt on Patrick Mahomes, mitte Justin Fields, tundub õige. Jah, pigem küll jah. Ja siis Brian Robinson läks Falconsis, et ometi meie elu raskemaks teha. Falconsi 2 running backi on Bijan Robinson, sorry, ja Brian Robinson. Ja meil on fantasy's, usu mind, keegi draftib Brian Robinsoni, kui ta arvab, et see on Bijan Robinson. Ai, ma kindlasti proovin see aasta Bijani saada mingist treidis kuidagi, ma leiutab mingi viisi välja. Jah, et see on siuke väike signing, et üks treid oli, üks huvitavam treid ka, et Andy Dalton treidid Eaglesisse, back-up quarterbackiks 7. raundi drafti piki vastu. Panthers siis läks ära. Jalen Hurtsi tagumik ei ole kuumemaks läinud minu meelest või noh. Aga kui me unustasime flag footballi jutu juures kõige tähtsam asja ära, Jalen Hurts nägi halb välja. Jah, Jalen Hurts got sacked by a fucking Logan Paul. Logan Paul võttis säki eest, kas ta viskas mingi teine vise, vist pick six ka ühes mängus sellele flagi, et aga lihtsalt jah, see Daltoni nagu lüke oli see oli nagu selles mõttes huvitav, et radar läks kohe püsti, et okei, Tanner McKee vaata, et ta oli see asendus, et kas keegi tahab Tanner McKee'd ära tuua. Huvitav lüke ja ma arvan, et Eagles, selgelt me räägime Eaglesist palju, neil on see AJ Browni asi siin, Eagles on alati agressiivne, aga Philadelphia tulevik ja eriti QB koha pealt võib nagu ütleme järgmised 2 off-seasonit väga huvitav teema olla. Jah, kas Eagles on potentsiaalselt praegu üks kandidaate, kes nagu ju ei jõua isegi play-offi või? Lihtsalt kõik see draama, mis seal toimub ja kõik see asi, vaata. No sealt on tugutte ju ära ka läinud, vaata, jah. Ma lihtsalt põlipärast vaatasin, kus nende uus offensi koordineeter, vaata, Sean Mannion, kas ta mängis Daltoniga koos kuskil, aga ei ole? Ma lihtsalt huvipärast vaatasin. See on hea küsimus, see on täpselt õige, see on kogenud podcaster, vaata. Ja, üritab kõik connectionid tuua, vaata, mis vähegi võimalik, aga kusjuures lihtsalt korra nagu pidurdada Philadelphia juures, see oligi nagu naljaks, et me tegime seda mock drafti ja Eaglesil, ma läksin nagu mock drafti ja vaatasin, et okei, Eagles põmm, et edge'i pole vaja, pass rush või nagu, et üldjuhul on see, et neil on mingi 6-7 venda. Tõmbad selle depth chart'i lahti, vaatad, et nagu okei, Nolan Smith, suurepärane mängija, Moro Jomo, solid, Arnold Ebiketti, kes mulle meeldib, ma tean, nagu me drafti all rääkisime palju, aga ta on 3. vend seal. Okei, Jordan Davis ja Jalen Carter on keskel, see aitab, aga ja Zach Bowen, eks ju, aga nagu neil on pass rush'ist puudu selles mõttes, et nagu ja pluss see liin on ju nagu kefem olnud ja Josh Uche on ka seal. Uche on ka või? Ja ma just praegu vaatasin, aga kust ta tuli praegu? Ta on ju ka tegelikult olgem ausad viimase paar aastat vast olnud, et ta on potentsiaali vend, aga jällegi, et see lihtsalt Phillis on vaja, et asjad läheksid nagu hästi, et seal on jah praegu. Uche on Miamis. Jah. On või? Ta läks Miamisse. Oli eelmine aasta Phillis. Siin on ikka veel Phillis. BFF-is. Auerlad siis ei ole. Vapsi.
kas BFF on nii valesti pannud? Nad tavaliselt on päris head omadega. Aga see on... Või need Dolphinsis, there we go. Dolphinsis läks, jah. Ma enne BFF valesti. Et neil nagu, et see tugevus, mis neil oli, et nad saad, me mäletame seda New Englandi Superbowli, kus nad saatsid 8 venda järjest, et seda ei ole praegu. Ei ole. Ja teine siin me näeme ära selle salary cap'i era ka, vaata. Nad ainult kaotavad jaasi mängid ja see on see, kui sa draftis ei suuda asendada, vaata näiteks nende safety ja Mokumba või, mis eelmine aasta, vaata, ta ei ole nii hästi mänginud, potentsiaalne jälle probleem, CJ oli parem vaata seal, et see on üks asi, see on suht ainuke viis, kuidas sa NFL-is saad hoida oma dynasty minne nagu keep it going on siis, kui sa paganama suudad draftida stabiilselt nagu talenti vaata, et nagu see on väga-väga tähtis roll tegelikult. Aga siis paar retirement'i ka ja Eagles juurde jäädes, siis Boston Scott ametlikult retire'is, jumal tänatud. Ma pidin üle vaatama, sest kõik Giantsi fännid teavad selle venna nime, teised väga ei huvita, aga Boston Scott, see pisikene Terrence Prowse'i tüüpi running back, vaata, kellel on 17 touchdown NFL karjääri jooksul ja nendest 10 on Giantsi vastu, fuck. Giant killer, see oli nagu, see oli alati kui need... Ja ta on hästi väike, vaata, ta ei ole Giant, vaata. Jah, ta ise ei ole, ta on nagu Kolja või see Taavet, et see kuidagi, see oli alati need aastad, vaata, kui Giants oli nagu veel nagu kehva ja Eagles oli eriti ja see oligi nagu vaatasid, ma proovisin natukene pehmendada, aga vaatasid neid mänge ja siis järsku mingi 4. veerand algab vaatad Boston Scott on mängus, kurat. Ja sinna me lähme jälle, fuck me. Siis T.Y. Hilton retire'is ka, kes pole nüüd siis 3 aastat olnud NFL-is enam mängis viimase aasta Cowboysi ees 22 ja Coltsile käinud peaaegu 10 000 ja total receiving guard'i, solid karjäär, aga sinna võib-olla Coltsi Ring of Honorisse või mis see Coltsi Hall of Fame'i saab vaata. Ta vist on fan favorite seal. Ja Andrew Lucky era kõige tuntum nimi siis võib-olla receiverina. Aga temaga on nagu see, et kus me tõmbame retirement'i piiri? Sa ei ole mänginud 3 aastat. Täpselt, et nagu Lamonte David on järgmine, kes retire'is reaalselt praegu, vaata, eelmine aasta mängis, aga huvitav karjäär on selle koha pealt, et ta ei lähe Hall of Fame arvatavasti mitte kunagi, lihtsalt sellepärast, et tal pole accolade. Kuigi ta võid teha argumendi, et ta on oma terve karjääri olnud siuke top 5 kuni top 10 vähemalt linebacker NFL-is. Ja kui ma nüüd... 2 Pro Bowli ja tal on 1 All Pro ja 1 Pro Bowl ainult. 1 All Pro ja 2 Second Team All Prod. Jah, sest see ongi see, et Lavonte Davidiga on nagu see iroonia alati olnud, et ta on, see meil seal chatis oli ka Hendrik ütles vaata hästi, et jah, et Hendrik ütles kuidagi hästi, et ta on su lemmik linebacker, on ju, aga ta mängis alati, ta tuli NFL-i koos Luke Kuechly'ga sisuliselt ja Kuechly oli alati nagu samm üleval, alati peeti teda, siis tulid Rogue One'id, Fred Warnerid, ma ei tea, kes iganes siin vahepeal läbi on käinud, linebacker on häid. Lavonte David on alati mingi 3. vend olnud, niimoodi, et ta ei pääse kuskil all-decade tiimi, ta oli oma teine hooaeg First Team All-Pro vist ja võitis Superbowli, aga nagu sa ütlesid, tal ei ole neid, lihtsalt tal ei ole neid tunnustusi, mida saaks maha lugeda, ta on ilgelt hea mäng. Täpselt, et ja ta probleem ta ise rääkinud, kuna ta on, vist ta klassifaisid teda outside linebackeriks vaata, siis ta kohati kompeetis nende Pro Bowlide jaoks, ta kompeetis defensive endidega ka vaata, kes on ka outside linebackeri tehniliselt vaata ja siis sa 100% ei saa sisse vaata, et see oli nagu, see on süsteemi viga ka natukene või see hääletussüsteem, küsi Belichicki käest, kui täpne see on, et see on nagu ta on, aga võib-olla kunagi ta saab selle seniorina sisse vaata, kui vaadatakse tagasi rohkem selle peale, aga väga hea karjäär, üks parim võit, ta tegi vist, tegi tackli rekordi, paksid tackli rekordi. Ta jäi viiki Derek Brooksiga, mis on ideaalne. Mis on täpselt ideaalne tegelikult, et see Derek Brooks on siis Hall of Fame linebacker, mängis seal 2000 alguses nagu paksi eest, et samad positsiooni kusjuures, täpselt samad positsioon. Ja Lavontega on nagu see, et oleks nõrk aasta Hall of Fame'is, ta võib-olla hiiliks sisse, aga lihtsalt neid nõrku aastaid ei tule praegu. Ei tule. Aga siis paar uudist veel. Max Crosby asjad, me pole eelmine nädal rääkinud, aga sest me peame lihtsalt mainima ära, et ta rääkis oma podcastis, rääkis ära täpselt, mis seal juhtus, kuidas ta läks Ravensisse, kuidas tundus nagu vibe tundus off olevat, et siis põhimõtteliselt Crosby poole pealt oli see, et nagu, kui ta juba jõudis sinna, midagi tundus valesti olevat, et nagu Ravens tundus, et nad juba olid midagi oli muutunud Ravensis selle treidi osas, mis on jah,
me ei saa kunagi teada, mis see õige on, ta ise ütles ka, et nagu me ei tea kunagi, mis lõppude lõpuks õige on, aga on, mis ta on, et sealt vist väga ei muutunud tegelikult Ravensi fänni koha pealt ka ju. Ja ei, see ongi ja teiselt poolt tuli ka, et Athletic pani siis nagu, mitte vastuse nii öelda, aga et Ravensi poolt tuli välja, et ei, et ta ikkagi hommikul tegelikult, kui ta jõudis, rääkis Jesse Minteriga päris pikalt, et seal hästi hägune, et ja nagu sa ütlesid, nagu sa ütlesid ja nagu Max ütles, et me ei saa seda tõde tegelikult teada, et veider olukord ja, aga naljaks ongi see, et vaata, kui see juhtus, siis me olime nagu, et oi, see on skandaal ja katastroof ja siis tegelikult nüüd on mingi 2 nädalat möödas, keegi ei räägigi enam sellest. See käib ära lihtsalt, niimoodi see käib, sest et olgem ausad, Ravens ei ole üldse unhappy sellega. Mitte Ravens pluss Raiders, kumbki tegelikult. Raiders ka ja ongi, et mõlema ja okei, Raiders võib-olla nagu tegi plaane juba, et sul on 2 first round picki 14 picki sees, aga et pole viga. Jah, kohe räägime, mis nad oma esimese pickiga teevad enne Raiders. Siis NFL siis avalikustas ka siis selle tulevase hooaja siis alguse ära, nüüd me teame täpselt, et eelmine nädal natukene sneak peekisime juba, et siis NFL hooaega hakkab kolmapäeval. Mis on Seahawks mängib siis, kes kelle iganes vastu, on ju, Patriots vastu saaks ka mängida. Et see announce itakse siin peale drafti maikuus on siis schedule release, kui need kõik videod tulevad ja värgid, mis on päris vingid, on ju. Aga nüüd tuli välja siis, et kuna NFL pidi panema selle kolmapäevaks, sest neljapäeval nad teevad San Francisco 49ers ja Los Angeles Ramsi mängu Melbourne'is siis, on ju, Austraalias ja ajavahe ja traveli suhtes, see on vist suht ainuke viis, kuidas sa seda teed, sest sa saad tulla värske, see on su esimene mäng ja sul peale seda on 10 päeva puhkust, vaata, sest see Kallaste see mäng hakkab East Coast'i USA aja järgi 8, nagu Thursday Night Football kell 8, nagu ikka, mis tähendab, et kohaliku aja järgi on see millal? See oli mingi kell 11 hommikul vist, kui ma eksin. Jah, et nad peavad minema kell 8 olema väljakul juba soendusi tegema. See on päris jabur, see on nagu naljakas, et me oleme sellest ka rääkinud, et NFL võtab terve meie kalendri üle ja terve maailma ka ja see ongi nagu see, et see on nii naljaks, et me viime selle mängu Austraaliasse, aga me mängime USA aja järgi igal juhul, vaata, sest need ei saa seda turgu kaotada, et kas siis sellises olukorras, kas sul ei ole targem seda siis juba kuidagi paigutada sellesse pühapäevasesse päeva esimesse windowsse, kus austraallastele aga kas see sobib ja siis ta on öösel just Austraalias. Siis ta on esmaspäeval ju või siis esmaspäeval vara hommikul vaata. Sest minu meelest Austraalias on see asi, et vaatavad nagu pühapäeva õhtusi mänge kell 5 hommikul midagi sellist hakkab neil. Jah, just küll, et eks see tuleb kaasa sellega, et targem on ikka Euroopasse neid mänge tuua. Pigem küll ja siis just, aga nad tahavad kindlasti Hiinasse veel minna, nad tahavad kindlasti minna Jaapanisse ka vaata, et seal on nagu tegelikult Jaapanis on turg olemas, aga täpselt sama probleem ja see lend on ka kordades pikem kui Euroopasse, mis ei tundu väga hull, aga tegelikult palju sa LA-st lendad Melbourne'i? Teki käes, ma olen mingi 17 tundi või? Ja kõvasti. See nagu meie see nägemus gloobusest vist nagu rikub seda, sest tegelikult Vaikne meri on jõhkralt suur. Ja siis seal panema Polynesiani kutid panid aeropaatidega ringi nagu. Ja jõhker, me ei räägi sellest piisavalt, need tüübid lihtsalt sõutsid üle ookeani. Ja, nagu panid lihtsalt kõik väiksed saared avastasid ära nagu. Täiesti haiged inimesed. Või siis neil oli tehnoloogid, mida me ei tea, et neil oli. Aaron Rodgers, kus Aaron? Rodgers oleks Ayahuasca ülar on siin praegu. No mul ei ole üldse Polynesiani tätokas siin peale ka, natuke rohkem Saaremaa omaga, aga peaaegu. Siis ja üks asi veel, NFL-i tuleb see omanikude meeting siin aprilli alguses, kus siis hääletatakse erinevate uute reeglite muudatuste poolt või vastu, 24 omanikku 32 peavad ütlema sellele jah hääle, et see läheks läbi ja siin on huvitavad paar sellist reeglit, mis peaks läbi korra hüppama, et esimene reegel, mida nad tahavad muuta on see, et kui sa tahad meeskonnana onside kick lüüa, sa võid teha seda ükskõik millal. Alguses see oli niimoodi, et ainult siis, kui sa taga oled ja 4. veerandil, eelmine aasta muudeti vist ainult 4. veerandi peale ja nüüd nad tahavad muuta, et sa võid seda teha ükskõik millal, mis on loogiline, sest et tänapäeva reeglite järgi sa pead seda announce ima ja selle tõenäosus on nii väike, et see ei muuda mitte midagi tegelikult. Sisulis küll, et nad proovivad seda onside kicki nagu elvus hoida, aga mis oleks sinu arust kõige parem variant, sest et see on probleem küll, vaata, ründaval meeskonnal peaks olema parem võimalus. Me räägime praegu single digititest on vist onside kicki recovery's rate, et aga see võiks olla mingi 15% vähemalt. Mis sinu arust see võiks olla? Et nagu vaata UFL, XFL, mis iganes nad ju proovisid seda, et see 4 down ja 15 jaardi minna. Aga see on vabast liiga lihtne või? Ja ma just tahtsin sama öelda, et nagu see tundub ka nagu, et esimene mõte on see, et okei, et siis nagu, aga see on ka nagu veider, et sa saadad oma rünnaku väljakule, et saada, või kuidagi, et see nagu ei kõla ka nagu õigest, et see peaks nagu ikkagi, see ongi nagu see, et
siis sa pead jälle kick-off reeglid muutma, aga noh, me ei saa nagu seda ka edasi-tagasi nagu kogu aeg liigutada. Mul on väike mõte, võtab fair catch ära. Kuna sa pead niikuinii announcima, et sa onside kickid, vaata. Mis juhtub see, üks lihtsamaid viise tegelikult on onside kicki recovery'd, kui sa lööd otse õhku, vaata, kõrgele. See saanab ju sinu vendil rohkem aega sinna alla joosta, aga receiving tiimi vennad kogu aeg ei tea või neile brain freeze'i. Sa võid fair catch'ida selle, siis on mäng läbi ja see on see risk, vaata. Ja suurem osa juba teavad tänapäeval, aga vanasti nagu see on nii lihtne. Ja kas vanasti oli see reegel, kui ta bounce'ib off the bounce, siis ei tohi fair catch'ida, on ju? Jaa, vist jah. Fair catch ära, vaata. Ma just mõtlen ka, aga noh, siis sa jälle jooksid selle otsa, mida nad üldse kick-offi reegliga tahavad muuta, et tüübid saavad fair catch'i pealt. Ja, täpselt, see teeb nagu sketšiks ja pluss see vigastuse koha pealt, vennad täis kiirusega lävad. Et sa vaid üles samal aeg keegi tõpp põmm, et see tundub nagu võimatu olukord jah, et see 4th and 15 nagu noh, mulle nagu ideena lihtsalt ei meeldi see, et ma ei tea, Chiefs on 10 maas, skoorivad, vajavad palli tagasi, siis Mahomes tuleb jälle jookseb väljakule, see on nagu, et noh, see ka nagu ei ole õige ja noh, ma ei tea jah, nad üritavad, aga ma ei tea, kas sellel ongi nagu lahendust, millega kõik rahul on. Aga kick-off iseenesest, kick-offi reegel võib öelda, eriti seda touchbacki reegli muudatus, siis see on huvitavaks läinud küll, return oli rohkem, oli nagu play moodi, näeb imelik välja, aga tulemus on see, mis NFL tahtis, vaata. Ja siis seal on veel paar reeglite muudatust, mis nad tahavad muuta, seal on see üks intentional, et väljalöögiga ei saa 50 jaardi peal, mis iganes. Need on niisugused väiksed nipet-näpet muudatused, on ja siis ja noh, siin on siis seda muudatust tahavad ka siis seda, kui on see unsportsmanlike conduct penalty, et siis ülevalt võivad kaameraga vaadata, checkida täpselt, mis penalty annavad mängijale, mis on nagu fair point, aga ärge minge nagu kolledžiks on fucking idikad see targeting rule, nagu see on nagu jah, seda on nii raske kontrollida, see ei ole mustvalge, vaata. Aga kõige suurem, mis nad tegid 9 aastaks, nad tahavad panna reegli sisse, et kui väljakul kohtunikud viskavad nagu absoluutselt, nagu nad ei näe mingit play'd või nad viskavad lipu vales kohas. Et siis seal ülevalt peale replay review'd see üleval olev kohtuniks või see New Yorgis olev kohtunik tegelikult see läbi New Yorgi võib siis muuta seda play'd, seda nagu kohtuniku otsust, on ju. Aga see on ainult 9 aastaks. Huvitav miks? Kallaste, huvitav miks see ainult 9 aastaks? Miks seda rohkem ei taheta teha? Ei tea, kas äkki mingi kollektiivlepingu arutamine käib kohtunike ja liiga vahel äkki on? Vist küll jah, et siis praegu on situatsioon see, et tundub, et me lähme lockout'i poole kohtunikude ja liiga puhul, ehk siis NFL on juba ametlikult otsib madalamatest liigadest kohtunikke, kes asendaksid siis päris NFL-i kohtuniku, kui päris NFL-i kohtunikutega ühinguga ei saa siis kokkuleppele NFL, et nad tulevad tagasi selleks hooajaks. Sest noh, neil on ka vaata kohtunikul oma ühing, nad nõuavad rohkem raha või mis iganes, nõuavad paremaid töötingimusi, et iga 10 aastat tagant on see review on ju. Enamik neist on mingid advokaadid ka nii, et nad oskavad vaielda seda, et nüüd tekib tunne, et oleks võinud sinna Paide laagrisse ikka kohtunikuks tulla, et äkki õnnestub. Aga noh, see on lihtsalt nagu see tekitab jälle nagu sellise noh, ma ei jälgin nagu NFL-i siis nagu nii tihedalt kui praegu, vaata kui see eelmine lockout oli nagu, aga noh, see kurikuulsad 3 nädalat või mis iganes nad olid, kui see Fail Mary lõpuks seal juhtus, on ju. Ma mäletan Ohio's üles, ma ei vaadanud seda mängu ja siis mul isa rääkis, et mis juhtus selle Fail Mary'ga, siis oli nagu what the fuck nagu. Siis vaatas seda play'd nagu, kus Packersil ilmselgelt oli interception seal. Ja siis üks tüüp viskas touchdowni, teine viskas incomplete'i ja noh, kõik see, et see ongi nagu lihtsalt see, et noh, ma loodan, et nad lahendavad selle ära, et noh, et kas või noh, praegu tuua paralleel, et noh, see naiste NBA ju sai ka kollektiivlepingu tehtud ja said väga suure palgatõusu. Kohtunikud väärivad ka seda, aga lihtsalt see peamine küsimus, millest tihtipeale räägitakse, on see, et nad ei ole täiskohaga kohtunikud, et see on hobi. Ja NFL-i counter-argument sellele on see, et mis ma teen nendega, kui on hooaeg läbi veebruarist septembrini. Et see on valid argument. Aga noh, mõlemal osapoolel see ei ole hea, vaata, et noh, et kohtunikud tahavad rohkem raha, NFL ei taha nii palju maksta, et see ongi nagu. Jah. Et see on kõik nagu läbirääkimist asi, aga eks me üks asi, mida NFL kindlasti tahab pushida, nad tahavad rohkem läbinähtavust, fännina sa tahad näha läbinähtavust. See, kus sa kuuled sinna booti, kus nad räägivad selle review officialiga, vaata, et kuule, mis siin juhtus, see nagu XFL teeb, vaata, kevadeti või UFL või mis iganes ta on, on ju. See on nagu räigelt hea, sest et esiteks, isegi kui nad valesti paned, sa tead, miks nad seda valesti paned, vaata, see on nagu sul vähemalt mingi vastuse saad sealt, vaata.
ja see ongi see, et kõik see, ma ei tea, kes umbes Eesti jalgpalli vaatab, jälle oli mingi varriskandaal ja jalkas on tihti peale seda, et me ei saa nagu, me saame neid kaameranurki juurde tuua ja NFL-il on piisavalt raha, et seda teha, aga me ei saa nagu lõpmatuseni ka kordusi aegluupi panna, sest kui me seda hakkame tegema, siis sa leiad ju igast play's tegelikult mingi vea või mingi võimaluse nagu see viga tagasi võtta. Et just see, mis Ülar nagu rääkis ka, et see, et me kuuleme kohtunike otsuse protsessi ja isegi kui me ei lepi sellega või me ei nõustu sellega, need inimesed tegid selle otsuse omavahel läbi rääkides, mitte see, et me istume siin oma telekate taga, kõik on jumala raevus ja need tüübid, kelle poolt see viga on, siis need ei ole raevus ja lõpuks me oleme kõik vaidleme, et parem on see, et me kuuleme otsustusprotsessi, sest me teame, miks nad seda tegid. Aga kohtunikud ei taha kunagi seda saada. Kus nad ei taha saada seda? Kohtunikul peaks olema pressikonverents peale mängu. Jaa, aga nad seda mingit pool reporti teevad, aga nad ei ütle seal kunagi midagi. Üks kohalik ajakirjanik lubatakse siis neid intervjueerima, et jah, see ongi nagu see, et tegelikult kui paljud kohtunikud tegelikult teevad otsa selle pealt, kui ma ei näinud mitte midagi, aga tundub touchdown, et me tegelikult ei tea seda ja seda on ilmselt kõvasti rohkem. Kusjuures AI on võib-olla üks asi, mis võib selle ära aidata mingis hetkes, aga kas see võtab ära selle inimliku efekti, mida me tegelikult tahame vaata? Ma just mõtlengi seda, et me ei saa nagu üle reguleerida seda ka vaata, et me toome nii palju tehnoloogiat sisse kui võimalik ja siis on nagu see, et jah, objektiivselt õige, aga nagu see ei ole aga see kuradi pallikipi on peaks küll ära sisse panema, nagu kui keeruline see tänapäeval saab olema nagu. Jaa, nagu come on, et see on nagu kõige lihtsam asi, mis peaks ära tegema ja siis okei, et me võime see chain crew ikka sinna jätta, ma olen jumala kindel. Visuaalselt me tahame ikka näha, kus see on, on ju. Et sa ei pea neile, ma arvan, sa ei pea neile maksmagi, sa leiad vabatahtlik. Kuule, päris hea seedid mängu vaadata. Ma teeks ise seda vabalt. Ma teeks tasuta seda. Lebolt. Leboin. Aga okei, siis sellega see NFL-i uudistega ühele poole, et siis mis meil on, siis me oleme tund aega latrannud siin 50 minutit, et räägime sama mock draftist, aga enne seda võib-olla natuke arutada seda, nagu mis, sest et kui sa vaatad nüüd draftis, kuidas meeskonnad valivad, esiteks on kõikidel natukene erinev, aga suures pildis on see tegelikult sarnane, mis see otsustusprotsess vaata. Võib-olla kõige suurem, mis selle erinevaks teeb meeskonnati, on see, kuidas nad hindavad mängijad vaata. Kuidas nad skaudivad neid mängijad, et see protsess on teistsugune, et sealt tulevad erinevused sisse. Aga suures pildis, kuidas nad mängijad valitakse, peaks olema sarnased. Et vaata, sa tihtipeale võib-olla, kui sa olete kuulanud nagu drafti ülekannet ka, et siis nagu best player available, ehk siis valid parima mängi, kes on drafti boardil alles, on ju. Aga mis see tegelikult tähendab, on ju? Sest et sul on ka samamoodi ju meeskonnas on augud, mis sa pead ära täitma, on ju. Et kus sa tahad paremaid mängijaid saada, et see mängib ka rolli, on ju. Ja siis samamoodi nagu siis positsioonid ka, et kuigi see on nagu väga hea mängiga, ta mängib positsiooni, mis on nii väärtuslik, on ju. Näiteks linebacker, Sonny Styles näiteks, on ju. Inside linebacker, on ju. Et need kõik asjad on nagu kombineeritud, mida tegelikult, mille peale peab tegelikult mõtlema, mille peale NFL-i meeskonnad mõtlevad ka, on ju. Et ma ei tea, Kallaste, minu meelest kõige lihtsam võib-olla on selles mõttes, et best player available on, seal sees on kombinatsioon juba positsiooni väärtusest ja tiimi needist minu meelest. Alati, et ja see on positional value, team needs pluss nagu ka, mis sul nagu tegelikult seal draftboardil saadaval on, et kui sa vaatad kas või seda aastat, Clevelandil on top 6 valik, eks ju, ja neil on mingi 24 või midagi sellist hiljem. Ma tegin mock drafti ka, vaata top 6, tegelikult oleks receiverit justkui vaja. Ja siis hakkad nagu mõtlema, et okei, aga neil on ründeliini ka vaja, sa võtad top 6, ütled küll, et best player available, võtad isegi võib-olla linemani, kellel sul on nagu halvem hinne kui receiveril, aga sa tead, et 24 peal hiljem sul on mingi 3-4 venda, kes võivad sinna kukkuda ja nad on peaks ka väärtuslik. Aga mitte alati ei juhtu see, aga suure tõenäosusega. Aga best player available justkui nagu sisaldab ka mingit riskianalüüsi, vaata või sellist asja. Kas Ryan Bowles, Chicago GM ütles, et nad on ehitanud enda mock draft simulaatori ja väidetavalt on see mingi 90% täpsusega. Et nagu ta ütles, et see on jabulgi täpselt, see võtavad kõik data, sest nad võtavad potentsiaalselt ka meie data sisse, mis ma loodan, et ei tee, on ju. Aga kusjuures seda on ju mainitud küll, et tegelikult ju NFL tiimid kasutavad konsensus mock drafti ja big board'e küll, et ja need kattuvad üldjuhul päris palju. Ega nagu Dan Jeremiah, need ka lollid ja nad on NFL-i skaudid olnud, vaata. Nad räägivad konstantselt ju tiimidega ikka. Üks asi, mida me ei tea, mida ainult meeskonnad teavad üldjuhul on medicals. See on see suur asi, mida me ei tea. Aga nagu, sest sa kuuled ka, vaata, ja tihtipeale sa kuuled, miks sa valisid selle mängi? Ta oli kõige parem mängija meie drafti boardil. Kõik mängid on kõige paremad mängijad sinu drafti boardil, kui sa valid nad. Nagu see, sest et
sul mingil hetkel sul peab vaata, minu meelest see need on ju, sul on meeskonnas üks suur auk on ju. Ja tihtipeale on ütlus see, et sa ei taha võtta seda positsiooni mängijat, sest et sul on teisel positsioonil mängija nii palju parema reitinguga. Savi, et sul on sellel positsioonil nii palju mängijat tulevikus, sul on ikka vaja on ju. Hea näide. Giantsi fännid mäletavad, 10 aastat draftis me ütlesime JPP esimeses raundis, kes oli unproven defensive end. Meil oli Justin Tuck, Osi Minora, Mattias Kivinuka ja Dave Dolphson oli ka seal. Meil oli 4 defensive endi. Kõik Giantsi fännid oli nagu mida vittu. 2 aasta pärast oli Osi läinud, Justin Tuck oli läinud on ju, kõik sellised ja siis oligi JPP oli ju Pro Bowl, All Pro mängija, kuni ta tegi väikse paugu on ju, 4. juulil. Ja ta oli pärast seda ka hea tegelikult, ta oli Ravens ühe aasta, mängis päris, ta oli Tampas. Kas ta Tampas võitis Super Bowli veel? Tampas võitis Super Bowl jah, et selles suhtes vaata, see ongi näide, et nagu tegelikult saab, aga jällegi minu meelest kogu aeg ei ole niimoodi. Quarterbackid ei ole nõnda. Ja QB on niikuinii, et ütleme, kui sul on big board, kus võib-olla Mendoza on see aasta big boardides ka top 5 ikkagi, vaata, aga vahel on see, et mingid tüübid, et parim QB võib-olla hinnanguliselt toores objektiivne hingal oleks 20, aga kuna ta on QB-st, ta on 20 kohta kõrgemal, vaata. Jah, et see niimoodi käibki, on ju. Aga nagu üldjuhul sa ei saa ikka nagu puhtalt, minu meelest sa ei saa võtta kogu aeg draftida neid vendiga, kes on best player available nagu puhtalt, kes on parim mängija. Kui sul on 3 safety't ja sa võtad ühe safety välja, sul on 2 tükk väljakul. Sul on, näiteks Giants on hea näide, on ju. Sul on Cam Scadabu ja sul on Tyrone Tracy, on ju. 2 running back, kes on näidanud, et on soliidsed. Scadabu on natuke flashis, et võib olla siuke top 10 running back NFL-is. Aga kas Jeremiah Love, kes on nagu paljude arust number 1 mängija selle aasta draftis, kas sa saad ta võtta selles olus? Mina ise Giantsi väliga, mul oleks savi, kui võtab jah, nagu anna minna. Aga nagu tegelikult on see argument ka, et nagu, kas me raiskame valesse kohta oma ressursse, kui meil on ressursid niikuinii limiteeritud ja meil on jällegi vaata nii palju auke mujal, on ju. Ja see on nagu Tennessee juures tuleb ka samamoodi välja, et Tennessee ka tiim, kes on seostatud Jeremiah Love ja kui me võtaks best player available, siis me võib-olla võtakski Jeremiah Love teisena üldse, vaata. Või esimesena isegi võib-olla. Aga see ongi nagu see, et sa ei taha kunagi ka drafti minna niimoodi, et sul on tiimis mingi jõhker suur au. Täpselt. Sest kui sul on, ja see ei ole paljudel tiimidel ei ole lihtsalt võimalik, sest sul ei olegi piisavalt talenti mingites positsioonides ja lähedki sinna ja sa vaatad, et mul ei ole left ega right tackle'it. Ja siis nagu, et okei, teised tiimid ju teavad ka, et sa ei saa bluffida sellises olukorras, et kui meil, kui sa tuled minu tagant ja ma olen pick 5 ja juba 1 lineman on läinud, eks ju, ja Cleveland helistab mulle, kuule, et mis selle piki eest tahad, et see on nagu, et ma tean väga hästi, mida sa tahad, vaata, et et see ongi nagu, et sa ei taha kunagi jätta nagu sellist olukorda ennast, kus sa nagu oled ise juba augus algusest peale. Välja arvud, kui sa Raiders, kelle number 1 pikk, neil on praegu ainult 1 quarterback rosteris. No ja, shit! See on obvious. See on ilmselge. Jah, aga ikkagi see on nagu, need on need huvitavad argumendid, mis on see war room'is, vaata draft room'is käivadki need samad argumendid, neil on see suur tabel on ees, tänapäeval on virtuaalne, on ju. Sul on erinevad read, sul on erinevad tulbad, kus sul on kreidid esiteks kõikidel mängijatel ja siis tihtipeale NFL-i meeskond jagavad nad ka veel nagu tieridesse, nagu kategooriatesse, kes on nagu elite blue chip, potentsiaalne Hall of Famer, kes on pro bowler, kes on starter, kes on nagu high upside, low nagu high downside on ju, siuke prospekt, et ja positsiooniline väärtus ka võib-olla peaksime ära mainima see, et Kallaste, nagu rääksime, quarterback on esimesed, üksi positsioon on ju, see on eraldi positsioon. See ei ole isegi, sest see väärtus oleneb nii palju sellest, kes sul olemas on, vaata. Ja see ongi nagu see, et see on otsene see, et kui sul on, siis sul on QB, kui sul ei ole, siis sul ei ole QB. Et et seal ei ole ju seda, et ma ei tea, mingi Buffalo valib QB lihtsalt niisama, et see on see, et sa pigem müüd selle piki maha, et kui keegi tahab ülesse tulla. Täpselt, ja siis teised elite-positsioonid NFL-is on offensive tackle, sest neid ei ole kunagi piisavalt, kuna draftist on ka raske neid leida, NFL-is on alati vähe. Cornerback, elite cornerbackid, see on elite-positsioon, siis defensive end on nagu väga elite-positsioon ja receiver on minu meelest ka sinna sisse tulnud viimaste aastatega, eriti see viimase 5 aastaga, kus me näeme ära, kus Jamar Chase ja selliste kuttide nagu efekt on nii jõhker, vaata. Ja vaata Jackson Smith ja Jigba lepingut, et üks variant on see, et kui sa pead, JSN-il sa ilmselgelt maksad, kas Rams mõtleb receiveri peale, kuna Puka on esitanud mingid sellised nagu veidraid isiksuse, et kas sa tahad talle 150 milkut anda või draftida see aasta tema järeltulija nii-öelda siis. Ja madalama väärtusega on see running back'id, sest me saame 4. raundis Cam Scarabu.
jah, tõsi, good point nagu, sa saad Alfred Morris 7. raundis või millal ta tuli, on ju. Et nagu sa saad jah, see running back'i hiljem ka, linebacker on sama, inside linebackerid siis on ju, üldjuhul Carson Schlesinger oli defensive rookie of the year, ta oli 2. raundi esimene pikk alles, et see oli ka natuke üllatav, või no mitte üllatav, aga see oli siuke nagu, jah, me teadsime, ta läheb pigem seal, on ju. Et nagu esimeses raundis see aasta läheb mitu linebackerit pigem ja safety on ka, on ju, ja tight endid lähevad sinna alla, kes on nagu madalama väärtusega, sest esiteks nende palganumber on väiksem ja siis nende nagu efekt nagu mängus ei ole nii suur. Kuigi, kui sul on George Kittle, see efekt on jõhker, aga jällegi neid on nii vähe jälle. Mis sa peaks ju ütlema, et see on just väärtuslik, on ju? Tegelikult. Ja see nagu see tegibki siuke naljaks konundrum nagu jah, et aga noh, NFL-is pigem vist ongi nagu see, et eriti kui me räägime nagu kõrgetest pikkidest, on see, et kui sa draftid Kenyon Sadiq top 10, siis sa maksad talle väga palju raha ja see raha on, võib-olla Sadiq pole, või ütleme Caleb Downs näiteks, eks ju, et noh, sa draftid ta mingi top 5, sa annad talle top 5 piki raha, samal ajal mingi Jesse Bates on sama palju väärt, vaata, et noh, et see ongi nagu see, et sama hästi tema võtta ja draftida pass rusheri, kellel sa niikuinii pead rohkem maksma. Et noh, seal tekib see kontrakti või see lepingu value ka, millest noh, hakati ju Seahawksil Russell Wilsonist umbes sellest ajast, noh, tema vist oligi, või noh, okei, ta oli küll mingi 3. raundi pikk, aga noh, Sam Bradford ju sai viimasena selle mingi noh, et ta draftiti ja siis ta hakkas lepingut arutama ja siis noh, Matthew Stafford sai ju mingi 80 milkut esimese lepingu või midagi sellist, et noh, et seal oleneb ka see, et kui sa tead, et noh, sa draftid, ütleme, Fernando Mendoza, mis iganes ta leping siis on, mingi 5 aastat 40 milkut see base leping, aga noh, see muutub natukene rookie aasta jooksul, et noh, sa loodad, et sa maksad talle veerand miljardit kunagi, aga sa loodad, et sa saad Caleb Downsi laadse mängija free agency'st. Jaa, täpselt, et ja siis üks asi treididest ka natuke peab kähku rääkima, et nagu kui sa oled vaata tavaliselt, sa kuuled hästi palju, jaa, ma tahaks trade down'ida natukene, et saaks rohkem trahti pikki, on ju. Esiteks, keegi peab olema nõus üles ka treidima ja suht ainukene positsioon, kelle pärast treiditakse üles stabiilselt on quarterback'id. Ülejäänud kõik, ja juhtub, sul tuli Will Andersoni, vaata, Cardinals ja Houston tegid selle Will Andersoni treidi, see tuleb ette, vaata, ja Detroiti treidis üles Gibbsi pärast või oli see Jameson Williamsi pärast vist? Jah, lõpuks, jah, nad tegid ju Minnesotaga selle suure lükke, jah, et noh, seal on, aga nagu sa ei näe kunagi nagu seda, et või noh, ütleme Chiefs läks vaata Mahomes'i jaoks üles, see oli suur lüke, aga noh, see oli jälle QB, et jah, nende teiste positsioonide pärast on pigem see, et ütleme noh, ma ei tea, mingi suvaline näidetu, Carnell Tate näiteks, kes on see receiver, kes eeldatavasti on siuke top 10, ta libiseb sinna mingi top 13 on saadaval ja siis järsku keegi tiim tuleb mingi 17 pealt, et noh, sa ei näe kunagi nagu sellist suurt hüpet mingi teise positsiooni jaoks. Jaa, et see on alati siuke asi, et nagu keegi peab olema nõus suga treidima ka, on ju. Ja NFL, no klassikaliselt oli see Jimmy Johnsoni trade chart, kus sa saad nagu tegelikult tabelis vaadata, kui sa tahad liikuda 10 kohta üles esimeses raundis ja siis mis sa pead veel andma selle meeskonnale kaasa, et see väärtus, noh, võrdne. Nüüd tänapäeval NFL-il on oma analüütilised mudelid selle jaoks, mis arvutab täpselt ära, et see väärtus saad kätte. Aga NFL-i drafti pikid ei ole kunagi väärtuslikumad kui praegu. Sa drafti Carnell Tate Saintsi näiteks 8. pikina, on ju. Peale drafti katsuda eest järgmise aasta esimese raundi pikki saada. Ei no Brian Thomasest räägite see aasta ja see on nagu, et Brian Thomas oleks mult 2 aastat tagasi küsinud, ma oleks öelnud, et mitte mingil juhul ma ei treidikski teda ja nüüd järsku see aasta oli mingi, et 3. raundi pikki eest annavad ära. Ma mõtlesin nagu, what the fuck? Jop, see on NFL-i business model, on ju, loogiliselt. Ma siiamaani mäletan seda ka, ma mäletan, kui Cam Chancellor hold out'is, vaata, ja siis ta tuli tagasi Lionsi vastu ja lõi selle palli välja Calvini käest, vaata game winning fumble oli. Ja siis ma mäletan, et sel ajal, ma nagu konkreetselt mäletan, et Giantsist räägid, et Giants mingi umbes, noh, ma ei tea, mõtles mingi 4. raundi pikki või 3. raundi pikki saate Cam Chancellorist. Ma nagu istusin seal laua taga ja mõtlesin nagu, et nagu ma saadaks vabalt selle piki sinna või noh, umbes nagu, aga noh, NFL-is mõeldakse selle peale teistmoodi, et noh, draft pikid on kulda väärt, et sa ju ehitad läbi drafti, head tiimid ehitavad läbi drafti, mitte 10 miljonite ja suurte free agentitega. Täpselt. Siis lähme meie mock draftide juurde. Tegime oma mock draftid ära. Ma nägin Kallaste pani enda oma siia eile, kui ma hakkasin tegema, ma ei vaata, just pärast vaatasin. Okay. Sorry, jah. Et nagu päris okei, aga ma ei tea, alustame. Ütleme niimoodi, nagu ma enne ütlesin, top 5 on nagu suht, me teame, kes mängid lähevad, võib-olla järjekord on natuke teistsugune. Top 10 on ka siuke saab juba enam pihta, aga me rääkisime see mingi 15 pikist. Mul on üks trade ka siin sees puhtalt selle pärast, et ma ei tea, Cowboysil oli see 12 pikk ja kõik need mängid olid läinud, keda need vaja oli ja siis oligi nagu, okei, teeme trade'i siin hoopis selle pärast, on ju. Et siis on nagu okei, huvitav. Aga nagu
see probleem võib olla päriselt ka aga kui sul ei ole kedagi, kes tahab suga treidida, siis sa pead võtma ühe mängija, vaata. Jah, sest ma ei teinud treide, aga see on hea, et sa ühe tegid jah, et see on jah meie 1.0-id, eks me siin jooksvalt teeme paar tükki veel, et jah, see ongi praegu ja noh, nagu me just ütlesime ka, et pärast seda Ravensi pikki läheb täiesti mentsik lajas, et noh, et ja endal on ka see, et ei ole piisavalt vaata tööd teinud, et kui tegelikult edge on päris palju, aga see ongi see, et nagu, et noh, kas see on pass rusher või ta on jooksu vastu ka hea või ta on ainult jooksu vastu hea ja siuksed väiksed asjad, et noh, kõik ründeliini vennad ka, et kellel on seda kaard flex ja kas su käed, kui pikad su käed ja siis on see, et kas tackle suudab kaardi mängida, siuksed asjad, et noh, me praegu neid lihtsalt ei arvesta nii palju, võib-olla väljaspool top 10, ütleme. Jah, aga lähme 5 kaupa, et algus on lihtne, räägime oma top 5, võta enda oma ette, mul on enda oma ees, ma arvan jah, on küll minu oma siis esimene pikk, Raiders, lihtne on ju, Fernando Mendoza mõlemal on ju. Jaa, ma arvan Mendozast räägime mingi osa siin, noh järgmine osa ilmselt räägime Mendozast natuke pikemalt, et hea mängija. Quarterback siis, kes on potentsiaalselt franchise quarterback on ju. Siis teine pikk Jetsis, vaat see on, kus hakkab tegelikult draft pikk pihta. Siin 6 aega tagasi ma olin kindel, et see on keegi teine, aga mida rohkem ma mõtlen selle peale, aga ma olen ise Ohio State'i mänge vaadanud ka, siis Arvel Reese tundub kõige loogilisem, sul on samamoodi Arvel Reese on ju, kellel tal on võib-olla natuke rohkem project, mis on, he will get you fired, potential will get you fired, aga tal on seda, ta võib olla selle drafti kõige parem mängija lõppude lõpuks. Tal on see Hall of Fame kaliiber olemas, sest see plahvatuslik, mis tal on off the ball linebackeril ja defensive endil potentsiaali, see on väga-väga suur ja kui ta mängib ainult ühe hooaja põhimõtteliselt, ta mängib nii-öelda off the ball linebackerit, et ka nagu on the ball linebackerit ehk defensive endi on ja siis, aga see annabki flexibility, eriti Jetsi kaitses, kus sul on talenti vaja igal tasemel vaata. Ja just, et noh, see on nagu selge home run pick selles mõttes, aga lihtsalt jah, et noh, siin nagu mul on nagu väga raske oli seda Arvel Reese'i nagu teiseks panna, sest ma nagu, see käib kuidagi vastu minu filosoofiat nagu, et ta on nii, noh, ta ei ole tõestatud endaga, kes tegelikult on lõpuks. Et siin nagu tekibki see, et mulle üldse ei meeldiks Jets olla lihtsalt sellepärast, et okei, sa saad kõik valiku nendest järgmistest tüüpidest, aga ma lihtsalt, ma ei taha nagu Arvel Reese'i tingimata võtta, kuigi tal on jõhkrat potentsiaali, peamiselt age'i peal tegelikult, aga noh, see ongi see, et arvatakse, et ta tegelikult off-ball'id on parem ja siuksed asjad, et noh. Ja mis on nagu kohati, kui ühes ei toimi, äkki toimub teises, vaata. Annab rohkem flexibility. Ja Jetsil on pikke rohkem, et esimeses raundis, et noh, et sa saad selle esimese home run'i võtta ja siis võib-olla teiste pikkidega natuke ettevaatlikum olla, et kes teab. Täpselt. Siis 3. pikk Cardinals, noh, siis Cardinalsil oleneb, kui Arvel Reese kukub sinna, ma arvan, Arvel Reese läheb sinna, on ja. Aga sina annad siis kelle? Mina panin Francis Mainoga Miami tackli, et ründeliini otsa siis, aga mõtlesin pikalt edge rusherite peale, mida sa tegid. Jah, mina võtsin David Bailey, kes on David Bailey on kõige puhtam defensive end sellel aastal, kui sa tahad puhast pass rusherit, kes potentsiaalselt rukina saab 10 säkki, on see David Bailey ja Cardinalsil neil on auke piisavalt, neil on talenti vaja sinna, et nagu ründeliini on abi vaja, kaitseliini on abi vaja. Jeremiah Love käis läbi või? Neil on uus ju offensive minded head coach. Korra ma mõtlesin selle peale ja siis ma nagu mõtlesingi, et nagu noh, tavaliselt mokkedest nagu paned need klõpp läbi, vaata, siis ma nagu nüüd nagu võtsin ikka piduri peale ja siis hakkadki nagu mõtlema, et okei, need on täiesti uus staff, täiesti uus, noh, QB-d on ju noh, ohverdused seal liini taga põhimõtteliselt, et noh, et sa tegelikult, minu nagu loogika lihtsalt ongi see, et sa ehitad nagu siis järgmiseks aastaks, kui sa eeldatavasti võtad oma franchise QB, proovid nagu infrastruktuuri paika panna, samas ma saan väga hästi aru, kui, et noh, täpselt ongi, kui Reese või Bailey või keegi selline läheb, et sa lihtsalt proovid seda kaitset supercharge. Jah, pigem küll jah. Siis 4. pikk, Tennessee Titans, kes mina panen nüüd Jeremiah Love'i sinna, kes on ka kõige populaarsem mock draftis, kui sa näed, et Jeremiah Love läheb sinna Tennessee Titansisse. Aga kes sul on? Ma panin Ruben Payne'i, aga mul oli Jeremiah Love mingi simulaatoris mingi 5 minutit vähemalt juba pikina sees ja ma panin undo lõpuks, sest ma nagu suutsin, et noh, ma lihtsalt nagu, see on jälle see, et mina ei teeks seda otsust tingimata, kuigi me nagu siin ka ennustame, lihtsalt Titansil on nagu kõike muud vaja peale running back'i, aga ma saaks väga hästi aru, kui nad võtavad, sest need ehitavad uue staadioni, sul on vaja pileteid müüa, sul oleks sul on vaja ikoonilist mängi, et Jeremiah Love võib olla, vaata. Just, sul on juice vaja. Just, et ma saan, selles mõttes on nagu point õige, aga lihtsalt Ruben Payne on nagu minu jaoks nagu nii fantastiline prospekt lihtsalt selle nagu intensity ja kõige selle eest, et ja noh, Saale nagu, kuigi noh, ta ei ole tingimata nagu Saale mängija, Saalel tavaliselt vist meeldivad sellised noh, Bailey-laadsed, kes noh, tulevad nagu ikkagi ääre pealt, et noh, Payne on pigem siuke noh. Jermaine Johnson, nad said vaata. Nad just tõid sisse, et noh, nad on tugevdanud seda lihtsalt ma nagu väärtuse mõttes, ma proovisin siia, noh, see ongi see, et kuna Mainoga läks 3. pikina Arizonasse, ma tegelikult ilmselt oleks pannud temast, Mainogal on natukene flexibility't rohkem vaata. Et ma näen, et see ründe
ründeliin on ikkagi auguline, kuigi nad on seda nagu nüüd ka proovinud. Jeremiah Love võib-olla ei ole kõige lihtsam selle ründeliin taga, aga ma ütlen ühe asja siin, mis kuulasin täna alles. Salal on väga hea track record linebackeritega. Nagu ta on nagu, ta võttis ju San Franciscos, ta võttis need 3 tükki, Dre, Greenlaw, Al-Shaair oli lõpus, Brett Warner oli alguses, aga Greenlaw ja Al-Shaair oli undrafted rookie free agent. Ja ta oli Miles Jackiga Jaguarsis. Et tal on väga hea draft track, plus Quincy Williamsis tegi all pro mängija kuradi ma Jetsis vaata. Et nagu see Sonny Styles ei ole ka off the board, kui sa niimoodi mõtled nagu. Nagu ja see naljakal kombel ongi see, et ma just rääkisin ka, et Titansil oleks nagu vaja neid positional value tüüpe rohkem, aga tegelikult nad võivad kell iganes võtta, sest neil ei ole väga kedagi. Nagu, on vaja different makerit vaata. Kui sa võtad nagu... Carnell Tade'i, ma ei oleks kuri siin tegelikult. Jah. Et see on nagu okei. Siis 5. pick on Giantsil. Mina teen siis selle lihtsa Giantsi lükk ära, kui Sonny Styles on seal, ma teen Johnny Stylesi üle Caleb Downsi, minu meelest ta efekt on parem. See, mis ta tegi kombainil, see selleks, see lihtsalt aitab seda, aga kõik eeldasid, see tuleb, et ta on nagu eliitatleet, aga lihtsalt see, kui palju ta on mänginud seal kaitses, ta mängib nii Billy kui Mikey. Tema ja Termaine Edmonds, 2 linebackerit, me oleme 6-5 pikad. Katsu saab visata, nagu see pass coverage, Sonny Stylesil oli see, mis ta nimi on, fucking Chris Sims tegi, vaata breakdowni, ütles nagu, kohati, vaata pass defense reppe, kurat, kas sa vaatad safety't praegu, sest ta oli safety, vaata, kui ta tuli. 2 aastat tagasi oli veel safety. 2 aastat tagasi, jah. Ja tal on frame kõik olemas, et see on nagu, minu meelest on see lihtne pikk, kui Sonny Styles on seal, aga nagu ma ütlesin, Sonny Styles võib olla vaat number 3 pikk ka. Jah, ja noh, selles mõttes ongi, et kui me rääksime Arvel Reesi potentsiaalist, siis ilmselt Sonny Styles on kõige potentsiaalikam mängida, sellepärast, et noh, kuradi asi ta üldse on, see on nagu mingi Wembanyama pannud kaitsesse umbes, aga ma panin Caleb Downsi siia, kes minu arust nagu tegelikult, noh, Stylesil on lihtsalt see nagu see füüsiline profiil, pluss Downsil on see mingi põlve asi, mis ripub natukene õhus, aga lihtsalt ma näen neid 2, eriti Giantsi rollis, ma näen neid 2 nagu üsna vahetatavate mängijatena, et noh, sisuliselt teevad sama asja, kuigi lihtsalt Caleb'il, Downsil on lihtsalt see, kõik see loor tema taga, et noh, et ta on mingi see fresh või noh, äsjase transferina tuli, sai kohe mingi kapteniks ja noh, kõik peavad teda mingis hall of fame'is. Ma lihtsalt kujutan ette, et John Harbaugh on kuskil pressikonverentsil pärast seda ja ütleb, et mul oli paar sellist venda seal Baltimooris. Ja kas ta ütlen juba välja, et ma võtaks mingi 6 aega tagasi, ta ütles välja, et ma võtaks Caleb Downsi, kui ta on seal, on ja. Aga noh, just täpselt, et noh, see tundub väga Harbaugh. Ja no absoluutselt, et noh, see lihtsalt tundub Harbaugh valik võtta kas Love või siis Sonny Styles või Caleb Downs, kes on nagu siuksed franchise mängijad. Siis 6 on Cleveland Browns. Neil on üks suur auk, nende ründeliin. Seal on absoluutne, seal on hästi palju vendi, kes on kunagi head olnud, aga kes nad on nagu stabiilselt head ja kas nad kõik koos võtavad terved olla, see on väga-väga suur küsimärk. Ehk siis me mõlemad võtame siit tackle'i ja minul on kõige parem tackle praegu on the board, Francis Kusjuures nad vist ütlevad Mainoga, ma olen kuulnud, sest vaata Tua, Tango või Loa, nad ütlevad ka, aga seal ei ole enni. Mainoga või me figurime selle auti. Okei, täpselt. Ja kes on siis, no ta on siin on meile nagu 2 lineback ja sinul on siis teine tackle läheb siis Spencer Fano. Ja siis on meil ka see 3 on siis Monroe Freeling, kes on 3 nagu top tacklit on ju. Aga Freelinguga on see asi, et nagu ta on projekt, aga kui ta hitib, ta on Trent Williams. Sest et tal on absoluutselt, ta füüsiline raam on jõhker, ta on ainult mänginud 1 hooaja starterina, aga kurat, ta mängis väga hästi, aga jällegi kogemust ei ole nii palju. Tal on potentsiaali, aga ma ei taha sellist venda paganama Brownsi, kus sul peab kohe alustama potentsiaalselt vaata, et see ei ole kõige parem lahendus, on ju. Täpselt see ongi jah, et noh, igal juhul, sest nüüd ongi see, et noh, see sama koht, mis me just mainisime enne ka, et me ei ole nagu nii palju tööd teinud, et lihtsalt Mainoga vist, noh, lähme Mainogaga, tema tundub nagu päris selge, või tal on seda kaardi potentsiaali ka, aga noh, ta on tackle. Ja Fano vist on suht sama. Kes neist neid centeri reppe võttis, oligi Mainoga vist või? Igatahes kombainis keegi tegi centeri. Jaa, Mainoga, minu meelest oli Mainoga oli see, kes võib sees ka mängida. Jah, et noh, seal lihtsalt on see flexibility, aga noh, kuna mul siin oli Mainoga läinud, siis oli Fano. Sest neil on selgelt üks suur vajadus, ma ei saa aru, miks inimesed seal top 6 pikiga Carnell Tate ja neil topivad siia.
jah, see ei aita, on ju. Siis 7. pikk on, mul on Caleb Downs, kuna Caleb Downs on ikka veel on the board, nagu saab, see on kõige parem talent siin Washingtonil on vaja kaitsesabi, et ta sobib sinna väga hästi. Ja sul on siis Jeremiah Love, see on kõige kaugem, kus Jeremiah Love kukub minu meelest. See on ideaalne koht tema jaoks, et kui Titans või Giants ei võta teda ära, sest Washington nagu, kuigi Washingtonil on ka teisi niide, aga sinna ta kuidagi minu jaoks nagu sobib paremini, et Titans on nagu täiesti alguses oma ehitusega. Washington on nagu justkui valmis seda järgmist sammu võtma. Ja ma ei joo ka on see, kellel on käed natuke lühemad, jah, ta on pigem võib-olla natuke kaart kalla, aga need vennad toimivad ka NFL-is tegelikult. Okei. Siis 8. pikk on Saintsil, minul on Ruben Payne alles, neil on kaitseliin abi vaja, Ruben Payne'i väärtus on selles olukorras väga-väga hea nagu top 10 tagaääre peal, mul on siis Saintsis ja kes sul Saintsi läheb? Mul on David Bailey, vahetatud lihtsalt. Täpselt flipitad nüüd oma vahel, aga David Bailey 8. Jumal, küll Saintsi vennad jooksevad sinna välja. Ma hakkasin juba ütlema, et kui kuradi Payne on 8 saadaval, siis Ravens peaks üles liikuma. et minu nagu unistuste stsenaarium ongi see, et Payne või Bailey kumb jõuab sinna kuskile Saintsi juurde, et siis äkki on võimalik üles rännata. Aga loogika on täpselt sama, et sul on vaja seda pass rushing difference maker'i kaitsesse. Täpselt, ja Ruben Payne isegi käte lühiksus, aga ta on siuke Cam Jordani taoline mängi, siuke power defensive end vaata rohkem. Absoluutselt, täiesti nõus ja ma mõtlesin ise selle sama asja peale, et ma panin Bailey siia ühel hetkel sain nagu, et võib-olla võiks vahetada need ära, aga las ta olla praegu. Aga nagu ega Bailey ka pole selles suhtes, see on nagu okei. Siis Chiefsil 9. pikk, see on nüüd see intrigeeriv, neil on suur auk cornerbacki peal, on ju. Aga ja mul on see, kus nüüd Mansour Delane, meie esimene cornerback läheb mulle off the board, eks LSU, kes just jooksis eile vist üleeile jooksis korraliku aja ka, et nagu ta väidetavalt oli aeglane, jookseb saab 4-4, on ju. 4-3-8 vist oli jah, et ta on, temast ei räägita nagu väga palju, aga ta on siuke, mitte võib-olla Stingli tasemel prospekt, nagu Stingli oli, vaata, kui ta freshmanini tuli, aga Mansour Delane'i numbrid on täiesti absurdsed, sa ei saa tema vastu sööta. Ja siis sul on Carnell Tate esimene receiver läheb, jah? Ma mõtlen selle peale by the way. Tate on üsna nagu selles mõttes, ta on üsna nagu lihtne valik siin Kansas City juures, et ta on ehe, mitte tingimata X, sest see kuidagi X nagu muutub tänapäevas NFL või need receiverid, aga ta on siuke ehe äärejoone tüüp. Ta ei dropi, contested catch'id, pluss ta on man'i vastu hea, nii et ta on täpselt see X tänapäevases NFL-is, et äärejoonele üks ühevele ja Mahomsil ei ole sisuliselt sellist venda olnud. Jah, et see on legit, siis 10. pikk, Bengals, kes on parim kaitsemängija, võtta see ära. Sul on Sonny Styles jääks ka alles Bengals, need vennad jooksjavad samamoodi, nagu sul on difference maker kaitses olemas, on ju, samas see... Ja see on täpselt see olukord, et kui Styles oleks Giants, siis ilmselt Downs oleks siin kuidagi või umbes nagu selline, et kes iganes parim kaitsemängija on, sest üks asi, millest, või lihtne on alati Sintsi kohta öelda, et ründeliini oleks vaja, aga nad toovad minu arust kõik 5 eelmise aasta ründeliini venda tagasi, need võib-olla ei ole mingid maailma parimad tüübid, aga see tavaliselt tihtipeale ju räägitakse, et ründeliini nagu edu juures on suureks saladuseks stabiilsus. Ja siis mul kaitsesse Jermod McCoy, Tennessee cornerback, siis teine cornerback, et siin on väike run on cornerbacks ja neil on igale tasemele abi vaja sinna Bengalsi kaitsesse, et see, kes iganes on nagu best defensive player available, läheme sinna. Siis 11. pikk on Dolphins, kellel on cornerbacki vaja hädasti, aga need 2 tükki just läksid ära ja siin mul oli see koht, et mul läksid 2 tükki järjest ära, siin ei ole enam varianti ja ma olen neile kõige parema ründeliini prospekti, siin ründeliini samamoodi abi vaja ja ta ei pea alustama sul kohe on Monroe Freeling, on ju, kellest me rääkisime, see on see top 3 tackle on ju, et puhas tackle, kes võib olla eliit ühel hetkel, aga Laramie Tunzeli taoline võib olla, aga ta peab vaatama, et jälle potential get you fired, on ju. aga see on väärt seda siin 11. pikina, kes sul on? Mul on Makai Lemon, aga olin täpselt Freelingi ja Makai Lemoni vahel. Lemon siis, ma ei tea, Amon-Ra St. Brown põhimõtteliselt, aga lihtsalt jah, et tuua sisse nagu siuke, kuigi Lemoniga mul endal on natukene konflikt, et umbes, et kui Amon-Ra St. Browni poleks olemas, kas me räägiks Makai Lemonist top 15 mängijana, aga mängustiil ja kehatüüp tegelikult on suht sarnane, aga ta on täpselt see vend, keda nagu ma kujutan ette, et siuke Green Bay'st tulnud juhatus nagu, kes meeldib, aga mõtlesin pikalt Freelingi peale siin täpselt samamoodi. Siis 12. pikk, see on see Dallas Cowboysi pikk, on ju. Ja see on see koht, kus nüüd juhtus see, millest ma enne rääkisin. Kõik kaitsevennad on läinud, top kaitsevennad, mõlemad cornerid on läinud, defensive endid on läinud, linebackerid on läinud, et väärtust siin enam ei olnud. Ja Cleveland Brown saab üles tulla.
fuck it, võtame Ty Simpsoni. Cleveland Browns siis treidis oma 24. pikki, iga neil on 2 esimese raundi pikki, vaata. Need treidisid need siis ära ja siis Cowboysi vastu ja Cowboys siis 1 esimese raundi pikki. Ja või teise, nad liikusid siis 12 pealt 24 peale ja siis nad said mingi tuleviku pikki, mis iganes sealt veel, onja. Ja siis Ty Simpson, kes ma arvan, Ty Simpson on selle aasta Jackson Dart. Täpselt sama asi vaata, kus mingi hetk järsku hype kasvab onja ja siis ma eeldan, et ta tegelikult ei lähe nii vara. Aga praegu lihtsalt see tegi loogiline välja, et ma pigem arvan, et ta lähebki seal 20. alguses, kuskil 21 vaata Steelers, siis sealt hakkab nagu pihta see. Ja mul tekibki nagu see küsimus, et kas Ty Simpson on Dart ja siis Garrett Nussmeier näiteks on Tyler Shook, kes läks vaata teises raundis. Et võibolla sarnane paralleel lihtsalt, et ilmselgelt need quarterbackid tõusevad oma väärtuselt ja ma selles mõttes, et nagu Clevelandil on QB-sid vaja. Nii palju, kui me ka naerame selle üle, neil on actually vaja leida üks vend ikkagi veel. Et see on siuke huvitav ja kes sul läheb 12 pikk siis Cowboysi? Kuna cornerite run'i pole toimunud, siis siin läheb Mansour Delane, mis on Tallase jaoks täielik home run, et ta nii kaugel langes, et vabalt oleks võinud Chiefsi minna, et ma arvan, et Tallasel ka ju tegelikult ründeliin sisuliselt paigas, eelmine aasta võib-olla natukene down year, aga Javantelt nad pressisid ju 1400 jardi välja, 1300 jardi, söödumäng nii korras, sul on Dak Prescott, kaitse, pane juurde Quinnen Williamsitele ja kõigele nendele. See on ideaalne pikk nende jaoks. Jaa, tõsi. Siis 13. on see Ramsi pikk, millele sai Falconsit eelmine aasta ja Rams, mul on kõik receiverid alles veel paide või, mul pole ükski receiver veel läinud ja kusjuures ma mõtlesin Lemoni päeva peale, aga Lemon on sarnane mängustiil või Pukaga. Carnell Tate lihtsalt nagu rusikas silmaauku, kui ta on alles seal, nagu ta on see number 2 receiver, täpselt nagu ta kolledžis oli Marvin Harrison ja Jeremiah Smithi kõrval ja kui Puka on alles veel siis 2 aasta pärast on see väga tuua aga jah, ja receiver defensive lineman ka Fano mul on the board, ma mõtlesin Dacki peale ka korra. Ma panin Monroe Freelingi siia, sest mul oli need 2 venda läinud, aga sama loogika ja mõtlesin receiveri peale, sest mul oli ainus alles oli Jordan Tyson, kes lõpuks langes päris palju mul siin. Aga jah, see Carnell Tate Ramsey oleks selles mõttes huvitav, et oleks nagu Davante järel tuli ja võib-olla isegi rohkem vaata. Nagu see, et siuke nagu sideline'i vend, et lihtsalt jah, see Puka olukord on, nad ilmselgelt lõpuks maksavad ta, ma arvan, aga lihtsalt Puka teeb ise väga keeruliseks seda maksmist praegu. Jah, aita kaasa. Siis 14. pikk, nüüd Ravensil, kelle sa Ravensisse panid siis? Mina panin Vega Ioane, mis Baltimore'i fännina on juba igavaks pikiks muutunud, aga kaard, et puhas kaard Penn State'ist, suur elajas ja täpselt John Simpsoni said, kes on siis Valele asendaja, kurikuulus ja nüüd oleks vasakule poole siis Vega Ioane panna, et jube tore oleks, kui siia maanduks keegi need Mainogad või need, aga need ilmselgelt 14. peale ei kuku, et mul läheb jah Vega Ioane. Ja siis plug and play card sul on Falale asemel ikka vaja kaard Falele ja Warhees samamoodi, kellest ka räägid ja aga kuna mul oli Makai Lemon alles siin veel, siis ma panin sulle Makai Lemoni nagu receiveri, kuigi tegelikult ma praegu mõtlen Jordan Tyson oleks parem fit siin. Tyson meeldib mulle ka jõhkralt selles mõttes ta nagu Ravensisse. Tal on vaata puhta number 1 raam olemas, vaata, kes oleks Zay Flowersi kõrval ideaalne, vaata. Et nagu Makai Lemon on natukene, tegelikult Zay Flowers on nii unikaalne, ei ole päris, aga Makai nagu pane Zay Flowers St. Browniga, solid, aga see tuua võib-olla ei ole nii unikaalne, ütleme nii. No jah, täpselt ongi, et nagu selles mõttes mõlemad oleks head mängid, seda oleks lihtsalt huvitav näha, mis nad nagu teevad sellega, aga ja me ei tea ka, Declan Doyle ju esimese aasta offensive coordinator ka, et ma korra ma mõtlen siin ikkagi Kenyon Sadiqi peale, aga ma räägin ennast ikkagi sellest välja, sest ei ole vaja võib-olla tingimata, et siin on suuremaid vajadusi. Siis 15. on Tampa Bay Buccaneers ja ründekaitseliin, mõlemal. Liinid, jah. Et siis mina võtsin Ione, kukkus mul 15. eks kõige parem kaart siin draftis, plug and play, neil on vaja ründeliini abi Bakeri ette, et kaitseliinis on ka abi vaja, aga minu meelest nagu Ione väärtus oli selles hetkes parem ja sina võtsid kaitseliini venna, Ma panin Keldrick Fogg, kes ei ole võib-olla nende tippude David Bailey'de ja Payne'ide tasemel, aga on passi ja run'i vastu ülihea, et ta on võib-olla natukene nagu liiga Tampa Bay mängija juba, et ta on täpselt, et ta ei ole siuke 15 säki vend, aga ta on 9 säki ja teeb TFL-e ja hoiab seda edge'i, et see ongi nagu see, et Tampa Bay on alati need vennad olnud, et alates sinu lemmikust ja et Keldrick Fogg kuidagi Auburnist siis soliidne selline edge vend.
aga nüüd ongi rasked kohad. Kuigi 16 pikk Jetsi, kui sul Jordan Tyson on alles, siis mina võtsin kõige parem alles jäänud receiver, eks siis mul on siin 4 pikiga järjest 3 receiverit läinud, Jordan Tyson, Garrett Wilsoni kõrval on päris hea kombo, et kes iganes Gino Smithiga see huvitav juba, aga kes iganes see tuleviku quarterback on, tal on olemas receiverid. Kurat, unustate kõik AD Mitchell ära. Aga mina panin Jermod McCoy'st, ma istusin pikemat aega, mul oli ka Tyson tegelikult seal nagu pikka aega juba valikus. Aga lihtsalt ma vaatasin jah, et Aaron Glenn, see DB ajalugu pluss neil secondary, ma lihtsalt ühel hetkel tuli meelde, ma vaatasin, kes sinna minna võiks, mul tuli meelde, et neil oli 0 interceptionit eelmine aasta, et ma arvan, et seda ei lase juhtuda, kuigi nad just tõid äkki selle Nation Wrighti Chicagost ära ja seda, aga lihtsalt ma arvan, et sellepärast Nation Wright toodi sisse, et on meil 1 interception vähemalt, anna nüüd go-roundid vahepeal savi, on ju. Ja Minka Fitzpatrick, Brandon Stevenson, kes ta on selles mõttes, et ta on solid, aga lihtsalt jah, juice'i veel sinna secondary'sse, sest liin või tegelikult see front seven nagu tundub täitsa okei isegi. No tegelikult küll jah. Siis 17 pikk on Detroit Lions ja mul, kui see juhtub, nagu Detroit Lions on nii õnnelik. Spencer Fano, top 3 offensive tackle on alles veel on the board ja nad saavad siis endale, nüüd oleneb, mis nad tahavad teha, Suueli jätta paremale poole või toovad Suueli üle vasakule poole ja panevad Fano paremale näiteks sellisel juhul, aga pigem Fano jääb vasakule siin, et ta on rohkem mingit left tackle peal minu meelest. Et see on väga pikk, et nagu Detroitil on ründeline abi vaja kenasti minu meelest, kes sul seal on? Mul sama loogika, lihtsalt mul on kõik need tüübid läinud ja siis oligi, et ma mõtlesin kõikide teiste peal, Edge tegelikult on ju vaata mõte, mida siia panna, aga lõpuks ma jäin Caden Proctori peale, selle suure hiiglase Alabama mängija juurde, et ta on see, et ta on nagu, ta on väga haruldase suurusega, ütleme nii, ta on jõhker pirakas, aga kui keegi nagu selle asja toimima suudaks panna, siis on see, et ma tingimata ei tea, kas ta on tackle, kuigi sa ilmselgelt draftid ta tackle'ina, aga tal peaks olema piisavalt seda versatiilsust, et leida roll selles Detroiti liinis, kes ilgelt vajab abi. Ja, sorry, Fano mängis right tack, ta alustas left tackli peale, siis ta läks paremale poolda, mängis väga hästi. Suvel läks vasakule. Suvel oli kolledžis vasakule. Ja tundub, et nad teevad ka seda, sealt on mingid sosinad ikkagi tulnud. Ja, sama nagu Tristan Burfs. Vaata, täpselt sama olukord. Ja Suvel on nii hea, et ma arvan, ta mängib kuradi receiveriga välja. By the way, sul on ka mõlemad Utah tackleid esimeses raundis, Utahil oli 2 esimeses raundi NFL-i tackleid, kuidas tegelikult on päris hea too. Nad toodavad, jah, tegelikult oli, aga nagu nad toodavad neid tackleid üli palju, või sellised liinivendasid Utahis osatakse. Siis rääkides lihtsatest pikkidest, siis 18 pikk, see on nagu, kui sa võtta konsensus mock-draftiga, kõik panevad seda sama venda sinna, et nagu Dylan Diem on Oregoni safety, siis Brian Florese kaitses, Diemanil on suht kindlalt first round grade, kui ma olen kuulnud nagu, mis talent, tal on esimese raundi talent, võib-olla mitte nii hea kui Caleb Downs safety peal, aga ta on selles samas kategoorias ja kui sa saad 18 pikina, sihukese venna nagu väga hea väljuga. Mulle meeldib ta jõhkralt, ta on nagu nii, see ongi see, et Downs nagu tuleb sihukese nagu mingi pedigreega vaata, et temast räägitakse palju, aga tegelikult ma arvan, Dylan Diem on täpselt samamoodi, mängib igat positsioonid, on jõhker freak, ärge laske nahavärvile häirida ja eriti sinna Florese kaitsesse, kust Harrison Smith läks eest ära, viskame talle sama numbri selga, keegi ei saa arugi. Siis 19 pikk jälle meil on Kallastega täpselt sama ja jällegi kui ta kukub nii kaugele, siis see juhtub, järgmine Oregoni kuid Keon Sadiq ehk siis tight end, freak atleetlik tight end ja kui sa lähed Bryce Youngiga edasi, siis anna talle weaponeid ja too sinna, sul on Xavier Legette, sul on, kes see mitte Blake Corum, kes see teine oli? Jalen Coker ja T-Mac ja siis sa tood veel sihukese freaki tight endi peale ja sul on running back'ina ju Hubbard olemas, on ju? Hubbard olemas jah, et ja siis Jonathan Brooks on veel seal ju õige, tema on ka olemas ja Trevor Etienne, mitte Etienne, aga ma ei tea, kas ta vend muidugi tahab seda, aga jah, Sadiq nagu, mul oli siin veel, ma hakkasin siin ka, mul on Jordan Tyson veel saadaval, mul oli pikemat aega, ma nagu mõtlesin siin, et tegelikult Legette, okei, aga tundub, et Coker aga tundub, et Coker on nagu wide receiver 2 ikkagi päris selgelt seal ja Legetti jaoks ikkagi võib-olla leiame rolli, aga nad kaotasid just ju ka nende, kas neil läks tight end ära ka või? Kes seal neil pole ühtegi tight endi praegu. Ja, et Tommy Tremble, kes on blokkija, et Sadiq lihtsalt sobib nagu rusikas silmaukusi. Neil pole peale Greg Olsenit peale, seda vist tight endi olnudki, kes väärib nimetamist. Keviniga iga aasta räägime samad asjana. Siis Dallas treidis minu omal 20. piki peale ja nad said täpselt CJ Allen, võib-olla natuke reach, aga CJ Allen, ma arvan, ta lõppude lõpuks
lõpetab esimeses raundis draftis ja George Allan linebacker ja see aasta kusjuures on erandlikult off the ball linebackeri positsioon on väga sügav draftis, et siin me võime näha 2-3 esimese raundi pikki lõppude lõpuks. Kes siin on siis, siin on lõppude lõpuks Browns on ju? Ja, see on Green Bay pick, 24 on Brownsi pick. Aga mul on Hakeem Mesidor, see on siis see teine Miami rusher teisel pool Ruum Bebeini, kes on vanur, 25-aastane. Aga ta on, see ongi nagu see, et Tallas võttis ju Mansour Delaney esimesena, et ma tunnen, et nad lihtsalt tahavad tugevdada seda kaitset rohkem ja Hakeem Mesidor tuleb vähemalt nagu siukse, me ei tea, aga ta peaks olema üsna polished pass rusher nii palju, lihtsalt küsimus on see, et kus ta lagi on, kui ta on 25 versus kui ta oleks 21. Ta lagi võibki olla seal, kus ta praegu on, mis tähendab, et ta peab solid starter ikkagi kokku. Aga kui ta toob sulle seal Quinnen Williamsit ja nende kõrval Rashaan Gary on seal, eks ju, mis iganes me temast arvame, et kui ta toob sulle 8 säkki, miks mitte? Täpselt, siis see on üldse ju see pikk, 24 pikk tuleb alles. Green Bay, see on Micah Parsonsi pikk siis nii. See on Parsonsi ja neil nii palju jah. Siis 21 pikk on Steelers, see on see koht, kus Ty Simpson läheb ära või? Ei lähe kusjuures mul vist ta ei läinudki ära, mis on praegu vaadates natuke oversight, ma tegelikult tahtsin ta ära panna. Okay. See on 1.0. Tegelikult ta ei vääri minemist, aga quarterbacki positsioon on ju. Siis, aga kes sul on Brecton on ju, Oregoni guard? Ma panin, Emmanuel Bregnon või on guard ühesõnaga, et me arvame, et nad lähevad Rogersiga ja see on see, et kas Ty Simpson on nagu väärt seda pikki, on küsimus, aga kui nad see aasta ei tee, siis nad järgmine aasta pikivad quarterbacki siin. Jah, Kenny Pickettiga nad tegid selle lükka ei toiminud, et siis ma ei tea, kas nad tahavad 2 korda seda teha, mina panin neile Evian Terrelli, kes on siis Clemsoni cornerback, kes on siis H.A. Terrelli vend on ju. Neil on kaitsesse secondary's abi vaja minu meelest ja see on nagu siuke kõige parem value pick oli sellel hetkel, kes alles on ka, et nagu siin on ma oleks Mesidori ka panna, aga kaitseliinis neil on olemas. Caden Proctor oleks olnud huvitav ka, mul on veel ta alles vaata, kes ta või mängida nii sees kui väljas vaata, neil on küsimärk. Ta näeb välja ka nagu Pittsburghi mängija, ta on lihtsalt hiiglane. Paganema Broderick Jonesi kõrvaga. Broderick ja siis sa paned Darnell Washingtoni tight endiks sinna veel otsa. Jah, tõsi. See on mingi 1000 poundi on lihtsalt 3 mängija vahel. Siis 22 pikk, mina võtan Hakeem Mesidori, siis defensive endi, Chargers'is on vaja kaitseliini abi, neil sügavust ei ole seal väga palju ja Mesidor on alles, et see on hea väärtus. Owe läks ka just ära, Maci nad suutsid alles jätta. Mul on see, Jordan Tyson on saadaval, nad lõpuks saavad selle big body venna, kes teoreetiliselt, siin väidetavalt siin liigub ring, või selles mõttes, mis väidetavalt, ta on jätnud kõvasti mänge vahele vigastustega, et ma lihtsalt nagu, kui ma praegu ennustan, mulle meeldib Jordan Tyson palju rohkem kui 22 pikk, aga äkki see vigastuste probleem, mis tal tundub, et natukene on, võib-olla see nagu lükkab teda allapoole. Okay. Siis meil on Eagles 23 pikk on ju ja nüüd ma olen Caden Proctori siia, kuna ta on olemas, ta võib mängida nii tackleid kui kaardi ja Lane Johnson on vist tagasi tulemas, tundub ikkagi 1 aasta veel, aga see on 1 aasta veel. Ma ei laata on okei, aga sul on kaardi peal ka, seal on paar lepingut, mis võib-olla sunnivad siin Jurgensoni või Dickersonist ära minemas, pluss nad on vigased on ju. Right kaardi peal on neil ikkagi auk olnud, Steen ei ole midagi erilist olnud, ehk siis ründeliini, nad mängivad ründeliiniga, see ründeliin on väga tähtis nende skeemis ründes, et siis Caden Proctor on olemas, ma arvan talle Alabama suure elaja. Sobib, aga jah, mul on täpselt see koht, see on see periood, kus ma alguses ütlesin, et need edge'id, et mis rolli need edge'id täpselt mängivad, et et see võib muutuda, aga ma panin lihtsalt Cassius Howell'i siia praegu Texas A&Mist, ma lihtsalt, kuna ma enne rääkisin, et mul tundub, et nende see pass rush või edge'i ruum on natuke tühi, et siin on paar venda veel, mingi TJ Parkerid ja siuksed nimed, kes siin läbi jooksevad, aga lihtsalt edge Cassius Howell läheb praegu siia. Jah, siis 24 pikk, mul on siis Dallas, sul on Browns nüüd on ju. Just. Siis Dallas, defensive end on puudu, Kedrick Falk on ikka veel on the board, ehk siis sinul läks 15-ndana ta Tampasse on ja, ehk siis saavad väga väärtusega defensive endi pealt, et siis Dallas lõpuks treidis down ja sai endale linebackeri ja defensive endi, keda neil on vaja vaata. See on hea pikk, selles mõttes oleks ideaalne Tallase jaoks ja eriti kui sa saad mingi tuleviku piki veel selle eest et ma nüüd läksin siis receiver'i peale, kuigi Tyson on või kõik need 3 põhitüüpi on läinud. Omar Cooper Indianast läheb siis Clevelandi praegu, et neil on vaja receiver'it, lihtsalt ma ei arva, et neil top 6 on vaja receiver'it. Ehk siis sul läks Brownsi siis tackle ja receiver, mul läks quarterback ja tackle. Vähemalt teil on quarterback alguses on ju. Siis 25 pikk on Bears
ja minul läheb siis järgmine safety Toledost Emmanuel McNeil War, kes on võib-olla esimese raundi piki väärtustel ei ole teistes draftides, aga siin ei ole rohkem talenti alles ja neil on secondary's abi vaja ka. Et nagu kaitseliinis polnud enam väga alles minu meelest kedagi, kes seda ära väärtustab. Jah, mul oli ka, kuigi justkui need defensive tackle'id, need Woodsid ja Banksid vaata on, aga ma panin siia lõpuks üldsegi offensive tackle'i, Maxi ja Nachori, et Arizona State'ist, et jälle siin on mõned tackle'id ja ma lihtsalt arvan, et ründeliini väärtustatakse nii palju nagu rohkem, pluss nende vaata see, kes oli Trapilo kes vaata play-off'is mängis nende eest, tal läks mingit Patella vist läks lõhki või midagi sellist, et neil on liini vaja siin. Jab, siis 26 Bills. Ma võtan siis Cassius Howelli, Texas A&M-i defensive endi, neil on samamoodi kaitses igasse kategoorias abi vaja, et see, kes iganes best player available kaitses on, läheb siis Billsi, sest Billsil ründes on nagu enam-vähem okei praegu. Kuigi tackle oli ka olemas on the board, ma mõtlesin korra tackle'i peale ka, sest neil on tegelikult ka Talkings ja poisid langevad ka varsti ära, vaata. Ja sul on kes? Mul oli pikemat aega see Emmanuel McNeil Warren siin, aga ma lõpuks otsustasin siis ikkagi need defensive linemanid, et Peter Woods, kellest siin hooaja keskel räägiti top 5, top 10 mängijana on enne hooaega, üks parimaid mängid. Oligi, ta oli koos Peinide ja nendega, et ta on nüüd kõvasti langenud siin vigastuse, pluss mingid vist nagu mängisid kõik Clemsoni kutid, absoluut kõik Clemsoni kutid underachieve'isid see aasta jõhkralt. Avion Terrell räägiti samamoodi, see cornerback räägiti ka hooaja eel, et ta on top 10 vabalt ja nüüd järsku näed, et ta on siin, sa valisid ta isegi kõrgel mul alles tuleta, et jah, et ma panin Peter Woodselist siia, et süke ass-kicker sinna Buffalo kaitse keskel, et mulle tundub ja neil on ju see, kes see endine mängija neil see DC nüüd on, Jim Leonard, et ta võib Jim Leonard, jah, tõsi. Siis 27 on San Francisco 49ers, neil on kaitseliini vaja hädasti vaja, aga mul ei ole nagu, ma saaks Peter Woodsi panna, aga minu meelest nagu Peter Woods, see, mis tal eelmine aasta oli ikka väga halb. Tundus, et see, ma kuulsin mingi kuradi ma interkat, kuidas ta nagu mitte nagu mentaliteet pidi ka veits olema siuke nagu imelik. Talent on olemas, NFL otsib talenti, vaata. Et selle koha pealt. Siis mina võtsin ka tackli nagu sinagi, jah. Mina võtsin Caleb Loomu, ehk siis teine Utahi tackle, kes ja võib-olla tõesti ta esimene aasta ei alusta, kui Trent Williams tuleb tagasi. Aga Trent Williams on viimase jala peal kindlasti, et nagu neil on ründeliin abi vaja ja võib-olla sa saate ta alguses kaardi peal mängida ka ja siis toome välja tagasi. Ma panin Blake Milleri, kes on Clemsoni tackle, et mul on siin väike Clemsoni run praegu, aga Loomu on lähedal kohe, nii et kumb. Siis 28 Texans. Texansil ei ole ühtegi auku ju. Nagu võib-olla ründeliin on siuke auk, aga minu meelest nagu ründeliinis ei olnud enam väärtust nii palju ja siis ma panin neile kõige parema defensive tackli võib-olla, see puhta defensive tackli, kes on siuke nagu run stopping. Matt Patricia ise kompeeris teda selle aasta nagu Vince Wilforki vastu, Ohio State'i nose tackle, ehk siis sinna samase Texansi kaitseliini keskele, kus on elajad väljas niikuinii, too veel sisse Caden McDonald Ohio State'ist, nagu see on kõva fit. See on karm, see on täpselt see, et ma panin siia tackli, Caleb Loomu läks siin ära lihtsalt nagu sellepärast, et ma ei talu seda CJ Stroud seal, jah, et see nagu ei toimi, aga see oleks jõhker, kui McDonald sinna läheks. Jah, see kaitseliin oleks ebaus oli. Siis Chiefs, minul esimeses raundis nad võtsid cornerbacki, 9. pikina võtsid Mansour Delaney cornerbacki ja siin nad võtavad Omar Cooper Jr. Indianast ja siis sul on vastupidi, jah? Sul on vastupidi, nüüd läheb Avion Terrell läheb cornerina siin, et mul oli Tate Terrell, sul siis oli see Delaney ja Omar Cooper, loogika sama, et sa võtad kas DB või DB ja receiver lähevad igat pidi. Suht tundub küll, kuigi jällegi niidi nagu Edge oleks ka variant iseenesest siin, aga nagu jah. Aga nad tunduvad lihtsalt wide receiver ja DB tunduvad kõige loogilisemad, vaata. Siis 30. pikk on siis Dolphinsi oma, kes siis treidis selle Denveri vastu on ju Jaden Waddle'i ees said selle ja võtab Colton Hoodi, kuna esimese pikina, 11. pikina nad ei saanud cornerbacki, siis Colton Hoodi väärtus on siin päris okei, et teine Tennessee corner, et Tennessee'l on 2 päris head cornerit, kes sul on? Põhimõtteliselt loogika sama, mis Chiefsil, et mul oli Makai Lemon ja nüüd läheb siis Emmanuel McNeil Warren lõpuks ära, et läheb seda sekundarit tugevdama. Siis 31 on Patriots, need siin ma ei oskan tegelikult ausades mitte midagi teha, sest kõik vennad, keda ma tahaksin panna on läinud on ja siis ma olen neile Blake Milleri ründeliini. Neil on ründeliini niikuinii Morgan Moses, et päevad on ka loetud ja värki, et nagu see right tackli peale, kui Will Campbell ei toimi, pane kaardi peale. Kui see klipp praegu ilma Morgan Moses ees nimeta välja lõigata, siis saaks mingi ususõja tekitada. aga jah, ei, ma panin Denzel Bostoni siia, kui mitte millegi muu pärast, siis lihtsalt see, et neil on receiverit vaja ja Denzel Boston Patriotsi särgi peal on päris hea. Kas neil oli
Neil oli David Givens oli, sorry, mul läks juba sassi, jah. Kas üks Boston ei olnud ja NFL-is? Madden oli 8 Boston. David Boston, kas see ei olnud mitte see kuradi ilge elajas receiver või? Jaa, oli küll, jah. Mingi üli suur receiver oli. Aga Denzel Bostoniga, siis mul oli see, et ma vaatasin ta nagu klippe ja siis esimene comparison tuleb nagu Drake London. Ja siis ma vaatasin Denzel Boston ja Drake London sisuliselt sama nimi tegelikult, lihtsalt erinev riik. Jaa, tõsi. Siis 32 pikk on ja viimane pikk on siis Seattle'il, kellel on abi on vaja igal pool on ja siis mina võtsin kõige parem best player available, ma peaaegu panin kogemata meie lindistuse kinni väga jah, ei läinud kinni, mida oleks pidanud uuesti hakata salvestama. Oi, Ott oleks pahanenud. Ja Ott oleks, et sorry, kõigil sul pole vaja teada ikka. Defensive, Zion Young, defensive end, kes on puhas handine third defensive end, natuke undersized hetkel, aga Demarcus Lawrence on see ees veel, see on okei. Kaitseliinis Boy ja Muffin, nad kaotasid ära, see sügavust on natuke läinud, et see on nagu hea pikk minu meelest sinna kaitsesse. Ja ma panin DJ Parkeri, ma mõtlesin siin, ma suutsin kõik positsioonid siin nagu läbi mõelda ja lõpuks said aru, et kui sul on, et siin oli see, et kas siin läheb Jadarian Price ja teine Notre Dame'i jooksja, eks ju, või need Kenneth Walkeri asendus, aga siin tekibki see, et sa RB peaksid leidma kuskilt mujalt ja siis ongi see, et kuidas oma mingit Super Bowli window'd lahti hoida, drafti pass rush'i, lihtne. Jah, täpselt. Ja kellel, mis see küsimus oli? Viimase 2 aasta, millisel head coach'il on kõige parem winning records? Mike McDaniel. Mike McDonald, sorry. Neid on nii palju. Neid on liiga palju, jah. Et see on nagu päris vinge stat ka, aga jah, Seahawksil on lihtsalt võtta parim mängija, kes on available, on ju. Aga siin on meie mock draftid, ma arvan, panem nüüd üles ka kuskile, saate kaasa rääkida, mis te arvate. Et see on hea drill ka näha, tuttavaks saada nende mängijatega. Nüüd siis järgmine nädal hakkame siis räägime ründest enne, et räägime veits Fernando Mendozast ka, on ju. Ja Jeremiah Lavist rohkem pole nendest 2 positsioonist vaja suht rääkida. Sest meil tekib suht sama olukord, vaata mis eelmine aasta, et me Cam Wardist nagu ei rääkinud, vaata mitte midagi põhimõtteliselt, et samamoodi tekib nüüd Mendozaga, et niikuinii Mendoza läheb ja liigume edasi, vaata. Täpselt, siiamaani ei räägi Cam Wardist piisavalt, sest ta räägib, kus ta mängib, on ju. Ei räägi, jah. Aga igal juhul, thanks kuulamast, et siis näeme järgmine nädal, järgmise drafti episoodiga ja siis saame ka update'ida, millal tuleb see Eesti poiste episood, on ju. Et näeme, tšau. Davai, tšau.